Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor ja tänane külaline on Brite Maidra Torro, meediaagentuur Dentsu, Põhja-Euroopa projektiüksuse juht. Just sellise pika nimega. Just, tervist, väga hea tõlge eesti keelde. Ei olegi enne kuulnud. Mõtlesime kaua kahekesi, kuidas on eesti keelde tõlkida, sest igapäevaselt sa ikkagi ju siin ei viibi selles osas, eks ole, jah? Ma tegelikult olen Eestis ikkagi praktiliselt kogu aeg. Mul on see vabadus küll oma tööülesannetest lähtuvalt, et ma võin ükskõik kus tööd teha. Nii seda töökohta mulle kunagi, kui see algus sai pakuti, et nüüd võid kas või kuu peale tööle minna, see on natuke kallis pilet, aga muidu jah, põhimõtteliselt võin teha ükskõik kus kohast tööd. Hübriidne. Me räägime täna, eks ole, vaatame minevikku, kuidas ütleme, tööelu algas, kuidas on haridus poole pealt olnud, mida sa oled õppinud ja siis liigume tänasesse päeva, proovime võib-olla rohkem isegi analüüsida, mis on kliendivaade, mis on agentuurivaade ja kuidas me tänast meediat võib-olla vaatame, siis pöörame natukene ka tuleviku peale oma pilgud, et selline on see mõte. Alustangi sellest, et ütle oma esimene töökoht, kas see oli juba keskkoolis või isegi varem või oli see hiljem ülikooli ajal ja mida sa õppisid algul ka pärast keskkooli lõppu? Ma mõtlesin korra, mis see esimene on. See päris esimene on vist aus öelda, et ma olin siis 16-aastane, elasin 3 kuud Saksamaal ja töötasin golfiklubis. Oma vanust arvestades siis Eestis, ma arvan sel hetkel, võib-olla teen liiga, aga ma just ei olnudki golfiklubist olemas. Nii et töötasin mingis müstilises kohas enda jaoks, köögis ja mul hullult meeldis viirsikuid poolitada. Nii et selles mõttes see oli päris algus, aga nagu päriselt palgatöö, siis ma olin Rehau Polümeeris, olin kunagi sekretär vist või assistendi roll või siukene oli päris esimene. Ja kooli mõttes ma läksin tegelikult kohe peale keskkooli õppima siis Tallinna Ülikooli reklaami ja meediat, oli aastane kursus. Mis aastal see oli siis? 98. Okay. Siis kui veel dinosaurused elasid. Ja siis, aga kuna see oli aastane kursus, siis väike paus pärast seda ja siis 2001 aastal läksin Tartu Ülikooli õppima avalikke suhteid ja teabekorraldust. Aha. Ja sealt kõrvalt siis sa läksid juba tööle ka, eks ole? Ja ma läksin tööle 2001 aastal. Läksin sellisesse ettevõttesse nagu FIFA, mis on Sportland grupist üks ettevõte. Asusin tööle müügisekretärina, jõudsin olla selle koha peal 3 kuud ja siis tegelikult ostujuht läks puhkusele ja palus, et ma võtaksin üle siis toodete tellimise Norra, Inglismaa, erinevad riigid. Minu toonane inglise keele oskus, kuna ma olin 5. klassist peale käinud saksa keele klassis, oli siis selline, et ma jooksin iga kord, kui kõne tuli koridori rääkima. Ühesõnaga, ma ei tea tänaseni, kuidas see tehtud sai, igatahes piisavalt hästi nii, et kui see ostujuht tagasi tuli, siis ta ütles, et tundub, et saad hakkama küll, et jäädki sellesse rolli. Mis toona, 21-aastane ja ostujuht ja oma meeskond, 0 juhtimiskogemust, mingit kooli mitte midagi ei ole. Nii et enne eksam ja siis õpingud. FIFA-st kuhu edasi? Seal ma olin päris kaua. Ma olen üldse tegelikult, kui minu CV-d vaadata, siis ametikohti seal on rohkem, aga töökohti või ettevõtteid on tegelikult ainult 3. Ma olin FIFA-s kuni 2008. Aastast 2005 tegelikult siis, kui oli natukene selline platoo minu jaoks, ma tundsin, et ma enam midagi uut juurde ei õpi ja olin tegelikult juba uue ettevõttega nagu läbi rääkimas, siis toonane tegevjuht ütles, et aga tead, me hakkame tegema sellise brändiga nagu Skechers, mis toona Eestis oli täiesti nagu no name, eks ju. Ja ütles, et seal tagatoas on 1000 näidist, mine sorteeri ära mehed, naised, lapsed, hakka kujundama hindasid ja kõik see sealt alguse sai, nii et 2005 kuni 2008 ma olin Skechersi Baltikumi juht. Tegime hulgimüügi nagu sisse ja tegime jaepoed lahti Leedus esimene, siis Eestis, siis Soomes. Aga eks me jõuame siin veel rääkida, aga ma üldiselt olen selline käivitaja tüüpi inimene, et kui juba asjad on stabiilsed ja korras, siis peab keegi teine neid tulema juhtima. Ühesõnaga, ühel hetkel, kui me olime avanud 3 poodi, siis mulle tundus juba, et see on nii rutiinne, et aeg on edasi liikuda. Kas Skechers oli ka Sportlandi grupi nagu? Ja minu teada on tänaseni. FIFA on ka, siis sa olid tegelikult seal Tondi punasel majal, kontuur oma grupiga oli üleval, et kas teil mingit kokkupuudet ka oli või ei olnud? Ei, väga vist ei olnud, võib-olla seal selles higialjas liftis, mis seal on, mis on tõeline ajamasin, et sellega on üks tore lugu, et
noh, seal alati kadus levi ära, see sageli jooksis kinni üldse, on ju. Ja ütlesin kõnes alla, hakkasin esimesel korrusel, ütlesin, et kuule, ma lõpetan kõne ära, et ma astun ajamasinasse. Ja uksed läksid lahti ja välja astus sellise keebiga, sulgkübaraga mees ja ma mõtlesin, vau, see on tõesti ajamasin. Et aga jaa, ma olin seal 7,5 aastat kokku, nii et ma tean seda maja päris hästi, et pimesi ma tunnen lõhna ära. Nii, ja Sketchersist sa võtsid kaasa jälle sellise nagu kogemusi palju teha uusi asju, mida sa varem ei olnud teinud, on ju, mis juba mulle viitab, et sul on selline turundaja hing sees, et me hüppame pea eest tundmatusse sisse, lootusest kõik läheb hästi ja riskime kõik hästi palju, on ju. Jaa, no ütleme, seal meil eraldi turundusjuhti ei olnud, et noh, tegelikult mina läbi oma selle 3-4 aastat karjääri, mul nagu turundusdirektori rolli on ainult 3, et selles mõttes kindlasti on palju pädevamaid inimesi sellest rääkima. Aga eks see Eesti paljude ametikohtas on, sa oled nagu Šveitsi nuga, sa pead kõike tegema. Et seal Sketchersis samamoodi, et alates nagu müügipäevadest Ameerikas, kus ma valisin välja sortimendi, tulin siia, tegime hinnad, otsisime pinnad, kuhu jaepoed teha, siis loomulikult tuli ühe käega ka turundus teha, nii et natukene on kogu aeg nagu varvas sees olnud, jah. Ja kui Sketchersi aeg läbi sai, siis kuhu sa suundusid? Siis ma suundusin Bauhofi. Kas see oli konkurss või oli otsing või kuidas sinna? Sinna oli konkurss ja samal hetkel see võib-olla ka on jälle julgustamaks noori võtma vastu väljakutseid, siis toona mul oli 2 pakkumist, oligi Bauhof ja oli üks teine ettevõte, kui see pole mingit saladust, aga suure Eesti ettevõte, väga toreda juhiga, ma isegi selle juhi pärast, tegelikult ma võin öelda, Tele2 ja Toomas Tiivel. Ja toona mul käisid nagu paralleelselt läbirääkimised ja mõlemas olin siis jõudnud nagu viimasesse vooru, Tele2 oli minu arust kas tootejuhi roll äkki ja Bauhofis oli arendusjuhi roll. Ja mõlemad äärmiselt sümpaatsed inimesed, ettevõtted, raske oli valida ja siis ma võin seda nüüd rääkida, sest Toomas väga hiljuti ütles, et ta teab, et ta seda lauset enam ei kasuta, aga et Toomas, no nii, sa oled nüüd välja valitud, kodutööd, kõik on nagu hästi tehtud, tule hüppa sõitvale rongile. Ja mulle niimoodi, et see rong juba sõidab hästi või? Pole põnev. Samal hetkel jõudsin Bauhofile, ütlesin nii, palun tehke oma otsus nüüd ruttu ära, et muidu ma võtan teise pakkumise vastu. Ja sealne üks omanikest siis ka Martin Pettjärve saime kokku, Martin ütles, et tahad meile tulla, aga sul saab siin raske olema. Ma ütlesin väga hea, kus mu laud on. Ja siis ma läksin Bauhofi. Aga see on huvitav, vaata, et sa ütlesid FIFA ja Sketchers on tegelikult ka nagu Eesti omanike ettevõte, läksid edasi ka Eesti omanike ettevõte, oleks läinud tegelikult välismaa omanike ettevõte. Jah, väga hea mõte, ma ei olegi selle peale nii mõelnud, jah. Toona ma lihtsalt valisingi nagu inimestega, kellega ma kohtusin seal vestlustel ja töösisu järgi, et ma seal sellise siis, mis 28-aastasena isegi ei vaadanud seda, mõlemad tundsid. Aga ühesõnaga sa tegelikult liikusid loogilises mõttes ära jaekaubandusse, sest Sketchersis sa juba seda tegid ka, eks ole, on ju? Jah. Ma olen kuulnud endal mulle, meil oli ju Kalevil mingid poed, aga seda ei saa nimetada nagu jaekaubanduseks, on ju, et siin on tulnud Jaanika Terasmaa rääkis meile ja et jaekaubanduses on õudselt kiire nagu turundus, et nagu tegutsetakse kogu aeg nagu homse päeva nimel, on ju. Ja kui sa tuled tööstuses, siis see ajaperspektiiv on hoopis teine, eks ole, seal me vaatame 1,5 aastat, 2 aastat ette, kõik planeeritud kampaaniad, on ju. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas see on natuke ka isikutest kinni, et kellele nagu sobib, et Enel Kolk rääkis meile ju ka seda, et ta tuli nagu ka tööstusest, siis läks kaubamaja ja siis ta avastas, ütles, et et umbes järgmine nädal hakkab kampaania, et kus materjalid on, ei olegi, et nüüd hakkame tegema, et see on kuidagi hoopis teistsugune tempo, et kas sa oled samat asja kogenud või? Mulle tundub, et see on lihtsalt ajas läinud palju kiiremaks, et jälle, kui ma mõtlen selle, et seal Bauhofis ma olingi alguses olin, eks ju, arendusjuht 3 aastat ja jälle, kui mul tundus, et suured asjad, minu jaoks tundus, et mingid asjad on nagu tehtud, siis tuli lauale see turundusdirektori koha pakkumine ja kui me räägin nüüd sellest turundusest seal, siis see oli veel see aeg, kus sai lugusid rääkida. 2012-2015 meil olid klipid, eks ju, seal Guido Kanguri ja nendega, meil päriselt saime nalja teha seal klippides, kõik oli nagu niisugune rahulikum ja mina olin hästi allaindust kampaaniate vastane, et me seal juhtkonnas ma ikka pidin kohati nagu hambad risti vastu seisma, sest see tundus mulle nii odav, see on nii primitiivne, nii odav. Täna, ma saan aru, ilm on täiesti muutunud, keegi ei raatsi nagu pikka lugu teha, kiire cashflow kogu aeg, sest kui sa võid ju tahta siin teha, kui konkurendid ikkagi tulevad tagant üle sust, et siis ma arvan,
et jae on põnev kahtlemata, seal on nagu väga selged hooajad, eks ju, sul sõltub väga klientuurist, meil Bauhofis oli siis ka ju sellised, eks ju, oli täiesti selle aia klient, toona kui ma olin arendusjuht, siis mina olingi kodu- ja aia osakonna arendusjuht ja noh, hoopis teine on siis ütleme ehituse B2B ja enne hoopis teistsugune keel nendega rääkimiseks, et selles mõttes muutusi on palju olnud kogu aeg, aga see ei ole kunagi olnud nagu sellel kiirusel, mis see nüüd on minu arust. Aga ütle seda, et sa olid arendusjuht ja siis korraga avanes siis võimalus minna turunduse peale, et kas seal on mingit erisust üldse või? No toona see oli niimoodi, jah, selles mõttes on väga, et ütleme nii, et see arendusjuhi töö oli väga palju ikkagi pigem ostujuhi tööle sarnane. Me valisime sortimenti, tellisime kaupasid, et ma tegelikult, kui ma nüüd vaatan tagant järgi, siis veel kord seda, nagu seda turunduse osa ongi vähe olnud, et pigem ongi olnud see mingite sisseostude, hinnakujunduste, sihukeste asjade, kõik see Skechers, kõik see osa ka. Aga see turundusdirektori asi natuke võib-olla oli ses mõttes loogiline, et ma läksin 2010 õppima Tartu Ülikooli majandusteaduskonda juhtimine ja turundus. Toona veel finantsi ei julgenud minna, mõtlesin, et äkki ei saa hakkama. Hiljem jõudsin sinna ka, aga läksin juhtimine ja turundus. Ja siis tõenäoliselt kuidagi see sealt nii tuli, et 2012 ma lõpetasin ülikooli siis magistri ja 2012 siis tuli ka see turundusdirektori pakkumine lauane. Okei, sul just nagu oli alusharidus nagu olemas, eks ole, et sa nagu julgesid. Ja pluss see eelis, et sa tunned ettevõtet, eks ju. Aga ma mõtlen seda, et sa ütled, et ostus on ja et sa valid välja sortimendi ja sa mõtled selle hinnastamise peale, see on tegelikult turundusprotsessi üks osa. Et ütleme, et nendel, kellel on veel nagu olnud õnne, et nad siis ka teevad selle toote, eks ole, et vaata, miks tööstuste turundusjuhtidel on nagu hea teha, et nad peavad täitsa nullist kõike tegema. Et valdav osa, ma olen jälle aru saanud, et osadel näiteks pangandussektoris turundus tegeleb hästi palju tegelikult selle lõpposa, kommunikatsiooni osaga, et ta sinna algusesse üldse väga ei lähe, et ta võib-olla natuke laua taga aitab seal nagu kaasa mõelda, et mõnes mõttes arenduse juhina või isegi Skechersi aegadel on ju, sa tegid tegelikult turundusprotsessi, aga sa tegid seda mitte sellise nime all, eks ole, ja sa võib-olla ei mõelnud seda niimoodi, et ja no ütleme, kus väga selgelt turundus ja arendus ja ost nagu kokku said Bauhofi ajal, olid need otseposti kataloogid. Et seal oli ju väga selgelt ikkagi hästi kriitiliselt oluline, mis sinna esikaanele läheb, milline see välja näeb, kuidas me neid tooted seal paigutame ja siis ma ei ole küll väga palju positiivset case'i kuulnud, kus nagu ostuosakond ja turundusosakond oleksid tohutud semmud oma vahel. Seal natuke käib sihukene sikutamine alati ja käis ka meie ajal ja ma mäletan, üks vahemärkus veel, et ma enne mainisin siin Toomase nime, siis mis on ju ehk siis toona, kui mul oli see Bauhof versus Tele2, siis ma ei läinud Tele2, eks ju, ma ei tundnud Toomast ka enne, aga ajad muutusid nii, et Toomas tuli Bauhofi tegevjuhiks. Elu viis kokku ikkagi. Elu viis kokku, jah. Ja tema oli ka see, kes tegelikult selle turundusdirektori koha siis koos omanikega Mart Vau ja Martin Petjärv lauale panid. Ja tema ja siis Toomas, mis tema ütles tookord, et otse posti puhul, mis on, kas ta siis on nüüd müügikanal, kas ta on turunduskanal, tegelikult ju mõlemat, eks ju, et see oli väga selge koht, kus kokku sai. Ja Toomas ütles kunagi sellist lause, et ma ootan seda hommikut, kus ma näen seda otseposti esikaant esimest korda oma kodus postkastis ja ma olen rahul. Sest see oli asi, millesse sekkusid kõik. Seal oli piltlikult öeldes koristajast omanikuni, kõik avaldasid arvamust, mis peaks olema otseposti esikaanel. Ja siin on väga selgelt see, kus ost ja turundus olid nagu, või arendus ja käisid koos. Kuidas sa tundsid ennast üldse selles rollis, turunduse eest vastutaja rollis? No ega ma alguses väga seda vastu ei tahtnud võtta, sest ma tulin hästi sellisest ratsionaalsest maailmast, mis on nagu ostujuht ja arendus ja sükene. Ja mulle natukene, täna võin öelda, et tegin kahtlemata liiga, mul oli võib-olla sükene, ma võiks isegi öelda üleolev arvamus sellesse turundusse, et see on sükene, et tee logo suuremaks ja värvilisemaks on ju. Täna ütlen ja ütlesin juba toona päris ruttu, et loomulikult see seda ei ole, on ka seda, aga ei ole ainult see. Ja me võtsime väga kiirelt ka turundusmeeskonda, ma arvan täitsa võib-olla kas nüüd just esimesena, aga ühena esimestena nagu analüütikud turundusmeeskonda. Hakkasin, kuna meil oli väga suur kliendibaas, eks ju, siis meil leidsime kohe väga hea kontakti, kes siis oli õppinud Hollandis ökonomeetriat, täiesti võõras keel toona, 2013 äkki ta tuli meile. Nii et ma tegin selle hästi kiirelt endale meeldivaks rolliks ja ei, väga tore oli, mul oli suurepärane meeskond ja kuna ma ettevõtet tundsin, see kahtlemata lihtsustas mu jaoks nagu seda rolli vastu võtta. Ja siis, kui see aeg läbi sai, siis sa otsustasid minna
hoopis agentuuri poole peal on tõsi ja? Jaa, sinna jääb küll veidi üle poole aasta vahet sisse, et tookord me otsisime endale Bauhofi ametinimetust ei mäleta, keegi, kes vastutaks meie private labelite eest ühesõnaga. Ja tegime neid vestluseid koos siis tegevjuhina ja ma nägin ühte tütarlast seal ja ma ütlesin, et tema on see, kellele mina olen nõus oma mantli üle andma ühel hetkel, kui ma tahan minna. Aga ilmselgelt see panigi idanema selle mõtte, et ma nüüd tegelikult liiguksin edasi. Ja 2015 aasta veebruaris, siis turundusdirektorina tegelikult asus tööle Evelin Pae. Ja me tegelikult tegime siis nii, et 2-3 kuud ma olin nagu olemas ja osalise koormusega seal abiks sain ja ma tegelesin samal ajal Inpanga lansseerimisega hoopis, mis oli Kohvi AS, eks ju, järelmaksu ettevõte. Ja Jan ja Priit siis tegelikult on ka natuke selles süüdi, et ma sellest turundusdirektori kohast loobusin, sest nemad selle mõtte mulle pähe panid. Et nad olid tegemas Kohvist panka ja kuskil oli, eks ju, Finantsinspektsiooni oli juba taotlus sisse antud, eelmine aasta siis nüüd oli vaja hakata tegelema brändingu ja kõige sellega. Nii et siis ütleme tegelikult juba isegi jaanuar-veebruarist alates ma siis tegelesin Inpanga lansseerimisega. Või täna me teame, et see on Inpang. Jaa, aga miks sa sinna siis kaasa ei läinud või sa mõtlesidki endas nagu, et sa võtad seda nagu lansseerimisprojektina? Jah, mul tunduski tegelikult natuke toona seda, et ma ettevõtja nüüd kõlab võib-olla natuke liiga uhkelt, aga et ma teengi nagu projektide põhiselt neid asju. Sest nende projektide tegemisel võrreldes sellise üldjuhtimisega täna ja seda enam oma tänases rollis ma olen aru saanud, on see positiivne. Seal on algus ja lõpp. Ja see on konkreetne mõõdetavus. Ja see mulle tohutult meeldib, sest see muudab selle asja minu jaoks kuidagi ratsionaalsemaks. Ja toona et see tegelikult kestiski meil äkki, kas oli maikuuni, sest aprilli alguses siis Kohvi sai panga litsentsi ja me tulime suht kohe järgmine päev välja Inpangaga, siis, mis on nimi valitud 800 või pluss nime hulgast ka väga lõbus protsess. See on nagu huvitav, et midagi on siis nende Inpanga asutajates sellist, et nad suutsid isegi Rain Pikandi divisionist enda juurde nagu meelitada, ma olen kuulanud, kuidas Rain on rääkinud selles podcastis, mida Joel Volkov veab, eks ole, Chillit Bangis on. Et ta hindab uudselt seda kogemust, et ta nagu nägi, kuidas asju tehakse ja need ei ole niisugused, aga minu jaoks oli see tohutult huvitav nagu käik tookord, et selline ikkagi väga palju saavutanud inimene, väga hea käekirjaga läks nagu kliendi poole ära. Midagi neis järelikult ikkagi on, mis nagu tõmbab kaasa. Ja, nad on, tegelikult seal veel neid inimesi, Piret Paulusi, kellega me seal veel rohkem suhtleme, et neil on mega drive, et selles mõttes mul nagu hetkeks ka ei kahtle, et kui need inimesed midagi ette võtavad, siis nad seda edukalt teevad, ja ma arvan, et see hea hoog oligi see, et me olime ühel lainel sellega, et see ei olnud kahtlema, me ei olnud kunagi teinud sellist nimevahetuse protsessi, sest kui ma läksin Bauhofi, siis see oli juba aasta Bauhof olnud, enne seda see oli ehitusservice, eks ju. Mis on ka huvitav, kui sa mõtled nagu turunduslikult, et üks sõna eesti keeles, teine inglise keeles, et mis, aga nii oli, et tegelikult see oli väga lahe protsess, et kellel on võimalus kindlasti soovitan nagu läbi käia see, et kuigi seda on üha vähem meil tänapäeval, eks ole seda võimalust. Aga ikkagi, kuidas siis meediaagentuur otsustas su kuidagi ära tõmmata, mis lugu seal on? Ja tegelikult kuidagi aeg vist oli ka soodne, sest ühest küljest, kui see Inpanga asi lõppes, siis ma jõudsin ka sellise ettevõttega projektipõhiselt koostööd teha nagu Pokopay, siis Indrek Neivelt. Teine finants ja eks see sealt kuidagi liikuski tõenäoliselt Indrekule keegi soovitas, nii ja see läks. Nii et, ja see projekt sai läbi oktoobris ja tegelikult samal ajal hakkas, tulidki 2 pakkumist, tegelikult tulid isegi 2 meediaagentuuri pakkumised üsna samal ajal, mitte et ma oleks ise otsinud ja mitte et nad oma üksteist tõenäoliselt oleks teadnud selles valguses, et keegi midagi pakub. Ja siis ma valisin ja toona seal oli minu jaoks jälle see väljakutse, et sinna läks tegevjuhiks Dentsu Eesti, seal on eks ju nii, et võib-olla siis seletada, kes kokku pole puutunud, et ettevõte on Dentsu Estonia AS tänaseks, eks ju, ja seal all on siis need agentuurid, toona oli Karat ja Visium, tänaseks Visiumit ei ole, Visium on Dentsu juhiksina. Mina läksin siis Karati juhiks ja Dentsu juhiks läks Siim Saare ja ütleme nii, et tugevate tema mõjutustega ma sinna jõudsin, et me üksteist natuke varem teadsime, ta oli olnud meie strateeg, siis kui ma Bauhofis olin, siis tema oli meediaagentuuri poolt meie strateeg.
ja ta esitas seda nii, et noh, samamoodi, et see on mega väljakutse, siin on nii palju muuta, et meil on vaja täiesti nagu 2.0 siin teha, nii nagu teenuste mõttes, ettevõtte majandustulemuste mõttes, uusi inimesi värvata, et see tundus selline piisavalt äge challenge, et vastu võtta. No see on nagu huvitav, sest väga paljudel juhtudel on pigem mindud vastupidi, et on alustatud agentuuri poole pealt ja siis on mindud ja noh, okei, on käinud nagu edasi-tagasi ka, aga sellist nagu rada ei ole väga paljud käinud, et nad pigem on tulnud klientide juurest ja siis on läinud agentuuri poole. Okei, üks oli väljakutse, aga mida sa veel mõtlesid, et sind ees ootab või et ja ütleme, et otsustamise hetke, ütleme nii, et kuna oli 2 agentuuri, siis minu jaoks tegelikult see oli erinevaid põhjuseid, aga üks peamine oli siis see, et Dentsu on 100% rahvusvaheline ettevõte, et tal ei ole Eesti omanikke. Ja ma olin aastaid tegelikult soovinud minna üldse välismaale tööle. Aga usku või mitte, teatud asjades ma olen täiesti jänes. Ja ma ei olnud kunagi ise selleks ühtegi aktiivset sammu teinud, et ma ei tea, saatnud oma CV-d kuskile või mis iganes. Ja toona mõtlesin, et okei, et see on minu võimalus, et ma lähen siia, ma olen seal maksimaalselt 2 aastat, aasta oli siis 2015 5. november, enam veel 2024, ma olen ikka seal, et siis ühesõnaga jah, et ma selle tõttu, et kuna see on rahvusvaheline ettevõtte, et ma mõte oli see, et ma olen siin 2 aastat ära ja siis ma vaatan, kas on võimalusi grupis nagu mujale liikuda. Okei, sa nägid põhimõtteliselt võib-olla head hüppelauda välismaale minna, kuhu sa juba nii tahtsid minna, jah? Aga sa jäid oluliselt pikemalt Eestisse. Aga miks sa jäid? See on hea küsimus. No tegelikult, ütleme siis karati juhina ma olin lõpuks kuni 2019 algus, siis kui toimus see muutus, et Siim läks grupist ära ja siis karati juhi koha pealt mina liikusin siis Eesti üksuse koha peale. Ja eks see selles mõttes oli natuke see koht, et kas ma lähen ka nüüd välja või, sest noh, olgem ausad, jälle 3 aastat oli täis saanud, mul oli see põnevuse hetke need nii-öelda suured tükid ära tehtud, et siis noh, mul oli ka mõte, et kas ma lähen edasi või jään sinna, aga toona seal nüüd Dentsu nagu kogu ettevõtte eest vastutavana oli noh, veel suuremad väljakutsed, sest ütleme nii, et ma natukene olin nagu hoitud või nagu kellegi selja taga, kui ma olin karatijuht, et siis ma nagu tegelesin selle karate tiimiga, meil oli umbes 10-12 inimest, eks ju. Nüüd see Dentsu koosnes ju ikkagi mitmest agentuurist ja meil oli toona, ma arvan, üle 40 inimese siin Eestis ja noh, vastutada kogu PNL-i eest ja kõik see, et see tundus jälle siuke põnev, aga samas jälle keskkond, mida ma tunnen, eks ju, et ma sõenäoliselt rakendun nii-öelda kiiremini uues rollis, kui täitsa uude ettevõttesse minnes. Ja vahepeal sa oled jälle nagu õppinud juurde asju, et isegi oled diplomaatide koolis käinud. Mis puhul selline, kas on ka jälle mingi rahvusvaheline mõõde, et äkki saab siis paremini hakkama? Tead, see on mingi niisugune naljakas asi, et ma arvan, see on kuskil niisugune lapsepõlves saati, ma olin kuulnud sõna diplomaati, mulle tundus see mega põnev, täpselt teadmata, mida see roll endast kujutab. Ja noh, siis mul oli toona asja, ma mäletan, mis aastamisega läksin äkki 2015 läksingi siin diplomaatide kooli, eks ju, et mul oli nagu mõned aastad olid nüüd sellest magistrist möödas ja mulle tundus, et midagi võiks nagu õppida. Ma pean tunnistama, et ma tõesti enamus oma elust ma olen kuskil koolis käinud. See oli kõige raskem kool. Et tõenäoliselt väga palju ka sellepärast, et mul ei olnud seda tausta. Et seal olid ikkagi inimesed, kes ka juba diplomaatidena töötavad, et sul see tunnistus ei ole ju eelduseks, et minna diplomaadiks ja vastupidi, väga paljud ei lähe tegelikult diplomaadiks pärast. Et see oli päris raske, et see nõudis teadmisi ja igapäeva uudistega selles valdkonnas kursis olemist, millega ma ei olnud nii väga. Noh, et piltlikult öeldes, et kui sa juhina kirjutad esseed, siis noh, seal on ikka, seal on see sinu tõde ja natuke teooriat ja nii edasi. Kui on Lähis-Ida konflikt, siis see on Lähis-Ida konflikt ja sina ei arva, sina seal ei arva mitte midagi. Et selles mõttes see oli väga raske, aga jälle väga kihvtid õppejõud, väga toredad kursakaaslased, mitmega suhtlen tänaseni, nii et selles minu karjäär, see ei muutunud mu karjääris mitte midagi. Aga mida ta andis sulle? Ma ütleks täna võib-olla natuke parema arusaamise rahvusvahelistest suhetest. Jah, et see võib-olla selle õpingu poole pealt oli nagu kõige kasulikum osa ja noh, veel kord väga head kontaktid, et maailma lugemine nagu on parem, eks ole, mis nagu sündmuste taga võib olla, et kui midagi toimub. Ja noh, et kõik need, kui palju, et kui sa ainult mööda pealkirju lased nii-öelda, siis tegelikult saad ikkagi väga vähe nendest asjadest aru, miks midagi juhtub ja lihtne on sildistada, kui ei tea tausta. No see jällegi ei olnud viimane haridus, et siis sa otsustasid jälle minna magistrisse ja jälle Tartu Ülikool, sulle meeldib Tartu Ülikool? Mulle väga meeldib. Kas sa oskad öelda, mis, et sa, sul on hea kogemus, et sa kunagi õppisid ka natuke aega siis Tallinna Ülikoolis, et Tehnikaülikooli sa ei ole veel jõudnud?
kursuste raames olen jah nagu päris läbinud. Et kas see on ülikoolidel väga suur vahe ka mingisuguses vaibis või ei ole? Ma ei taha ühelegi ülikoolile liiga teha, ma lihtsalt fännan seda Tartu Ülikooli ja ma tean, et see on kindlasti mingites ainetes nagu teoreetilisem kui võib-olla ütleme siin EBS ja nii edasi. No ta on lihtsalt erinev, eks ju, aga minu jaoks Tartu Ülikoolil on Tamme-Vaadi maitse. Siuke nagu õige ülikool natuke. Ja jälle nii nagu ma ütlesin, et ma selle punase maja sealt Pärnu maantelt õhna järgi tunneks ära, siis pange mind pimesi Tartu Ülikooli peahoonesse, ma tunnen selle ära, ma tunnen selle ukselingi ära ja et selles mõttes et ma läksin teise magistrisse, seekord siis finantsjuhtimist õppima, mis siis tähendab seda, et ma tegelikult võtsin uuesti majandusmagistri, et seal ka naersid, et polegi olnud sellist olukorda, kus keegi tuleb, aga nüüd siis finantssuunaga. Ma sain muidugi väga palju või mitmeid aineid üle kanda ja paljusid ka võtta selle avaldusega, eks ju, siis mu töökogemus oli juba suurem kui see, mida nad seal algajate lõpetavad. Aga ikkagi oli väga lahe. Finantsmõttes mul läks see samal ajal kokku, nii et ma läksin 2019 siis Denso Estonia CEO-ks ja mul samal hetkel siis hakkas ka see finantsmagister, mis tähendas seda, et ma sain päris palju teha nagu kooli asju tööl ja tööasju koolis, et nad olid väga tihedalt omavahel seotud. Efektiivsuse tõstmine nagu nagu ütleme siis kõik, mis puudutab eelarveid, nagu ettevõtte parem juhtimine, kõik, et selles mõttes mul oli nagu praktika ja teooria olid kogu aeg käsikäes. Aga sa said selle asja, mida sa nagu lootsid sealt hariduse poole pealt või? Ma ütleks küll jah, et ütleme nii, et ma ei ole täna pärast seda nii-öelda finantsjuhina tööle läinud, et eks see päris elu on ikkagi praktikas tuleb. Ja natuke sõltub ka, et mis faasis oma eluga seal ise oled, et näiteks täna ma julgeks öelda, et sükene 4-5 aastat ma tegelen üsna aktiivselt investeerimisega, toona mul seal mingid sõnad olid täiesti võõrad ja tuupisin ja läksin hambad ristis nendest eksamitest nagu läbi seal, eks ju. No ja meil räägitakse sellest finants nagu oskusest või kirjaoskusest on ju ja tegelikult nüüd küll viimasel ajal on meil probleem olnud selle sama planeet 42 on ju ja selle tulemusena nende võib-olla kes need eeskõnelejad on olnud, on ju, nende renoveega on ju, aga muidu võiks ju öelda, et tegelikult tehti tänuväärset tööd, sellepärast, et meil nagu koolis algtasemel nagu üldse rahast nagu ei räägita. Ja nii palju, kui minul on nagu õpetatud, siis see, kes juhib raha, see juhib ettevõtet, on ju niimoodi, ehk tegelikult sa võid seal turundusest teha, mis tahad, on ju, ja muidugi ütleme, et CEO või ütleme, et nagu ettevõtte juht koordineerib kogu tegevust, aga siiski on see, et cash flow ehk on nagu A ja O on ju ettevõtlusest, kust see raha tuleb ja kus see selle raha tagatud saab, on ju, et kas see andis sulle nagu see on sul väga õige tähelepanek, see oli 2 asja, mis mul praegu kohe meenus. Üks oli see, kui meie kontroller, meil on siin Eestis kontroller, kuna me ju Jaapani börsi ettevõtte, siis kõik on by the book, siis kontroller, kui ta kuulis, et ma lähen seda õppima, et issand, kui tore, et sa ei kujuta ette, kui paljud tegevjuhid tegelikult ei suuda isegi bilansist aru saada, eks ju. Ja ega ma siis ennast täna mingi finantseksperdiks ei pea, aga ma olen nõus, sellest oli väga palju kasu ka mu töös. Ja teine asi, ma olin vist 1 kord koolis käinud, kõlistas Bauhofi endine omanik Mart Vau mulle, nii Brite, kumb on tähtsam, kas kasumiaruanne või rahavoogude aruanne? Ja ma ütlesin rahavoogude aruanne, tubli, esimene kord koolis on läinud asja, et see kasum on ju täpselt nii kaua ja siuke tore teoreetiline asi, kuniks ta on realiseerunud, eks. Et ma väga nagu mul on väga hea meel, et ma siin läksin. Ma täitsa nagu imetlen sind sellest, et ma olen ka siuke eluaegne õppija, mulle õudselt meeldib õppida ja ma praegu oma selle doktori õppes on ja ma proovin selle ära lõpetada sellepärast, et ma tegelikult tahaks ka finantsjuhtimist võtta. Et just selle sama asja pärast, et see tegelikult annab õudselt palju nagu juurde. Kuigi, kui sa oled eluaegne õppija, siis mina soovitan sulle doktorikraadi teha. Ma olen mõelnud selle peale, aga ma mõtlen seda, et mul ei ole, mis teemal sina teed? Ma teen ikka oma kuvandi teemal, erakonna juhi kuvandit. Sest mul ei ole nagu täna, ma ei ole leidnud seda nagu, mis sind nagu huvitaks? Ja nagu, et ta peab ikkagi päevalõpuks ka midagi nagu ühiskonnale tagasi andma ja muidugi loodavad seda juba magistritööst, aga jah, et ma ei välista seda eluaegse õppijana on ja, aga mul ei ole täna ma ei ole seda nii-öelda änglit üles leidnud. Okei, see on üks asi, aga teine mina ütleks nagu seda, et vaata, kui sellepärast ma küsisin su käest seda, et kas sa nagu said õppest, et reaalselt vaata, seal on ained, eks ole, ja ma õppisin jube palju. Et see tase kuidagi oli hoopis midagi muud, mis magistritase, et siis nagu mõtlesin, et okei, et see aeg on küll nagu asja ette läinud, aga muidugi ta peab nagu pakkuma sulle huvi.
sa vahepeal ka õpetad midagi või ma vaatasin, et isegi see on sul ära mainitud, mis see? Jaa, see läheb nüüd tagasi sinna turundusmaastiku. Ehk siis on ju nii, ma võib-olla teen täna selle nagu õppekava liiga, aga vähemalt mõni aasta tagasi oli ju nii, et näiteks meediaplaneerijaid, mis on kõikides meediaagentuurides ja mõnedel ettevõtetel ka nii-öelda omal palgal, ei õpetata mitte kuskil. Ei õpetata. Ja siis mulle meenus, me kunagi arutasime teemal, kas agentuur on Eestis vaja. See on ka tore lugu, ma olin 3 kuud agentuuris töötanud, mõtlesin, nüüd ma pean terve sektorit kaitsma, aga läks hästi. Sina ütlesid esimese lausuna, et on väga vaja ja sealt läks juba kõik väga sujuvalt. Aga ühesõnaga mul ühel hetkel tundus lihtsalt seda, et mina, kes ma olin siis lõpetanud ju turundusmagistri, juhtimismagistri, bla, mitte keegi rääginud mulle meedia ostmisest. Ja sinna lähevad ju miljonid eurod. Ja siis ma mõtlen, et päriselus on ju nii, et ma ei tea, kui keegi ostab nagu miljonilise investeeringu näiteks, ma ei tea, masinaparki, siis me eeldame, et see inimene on väga kõva ekspert selles. Ja nüüd on õigus panna 1 000 000 eurot meediasse, kus otseselt ju füüsiliselt, loodetavasti küll juuksest tuleb see raha tagasi, aga päriselt sa ei saa nagu üks ühele nagu midagi käega katsuda. Ja seda ei õpetata. Ja siis me arutasime seda teaduskonna ja siis ma pakkusin välja, et teeme siis sellise meedia, ta oli tegelikult kõik nagu erinevatest kampaaniatest, rääkisime kampaaniatüüpidest, mis on nagu, ma ei tea, lõhe, ma ei tea, mis see lõhe intena on, aga 20 eurot tüüpi versus pikk lugu ja eelarvete koostamisest ja kuni siis lõpuks tõesti meediakanalite kaupa, ehk siis tele, raadio, digi, kõik jutud, mida mõõdetakse, mida ostes jälgida, kõik see teema nagu väga populaarne kursus oli. Äkki 3 aastat lugesin seda või? See oli siis jällegi Tartu Ülikoolis ja bakatasemel või magistri? See oli magistri 2. aasta äkki või? Ehk kes just nagu turundust nagu õppisid sellest või? Tead, see oli, ütleme nii, et tegelikult õige koht oleks majandusteaduskonnas kindlasti, kus siis, ma ei tea küll tänast õppekava, et kus on vähemalt kunagi oli turundus. See oli välja pakutud sotsiaalteaduskonnas ja seal said tulla siis nii, ütleme, avaliku suhete ajakirjandus kui ka siis tulid ka majandustudengid. Läks ülikiirelt täis, päevaga oli 36 täis nagu, et aga ülikooli raha asjad selles mõttes vist tõenäoliselt sinna taha see jäi. Kas sulle meeldis õpetada? Mulle meeldib see mõte, et ma neid asju, mida ma tean ja millest on kellegile kasu, võiks nagu jagada. Et eks ma paljuski siin ka praegu olen, et kui see kedagi nagu julgustab võtma suuremaid otsuseid vastu ja teha karjääripöördeid, siis ma loodan. Okei, aga ma küsin niipidi, kas see andis sulle energiat või võttis energiat ära? Sest osaliselt ma olen kuulnud ka seda, et kes on läinud õpetama, ütlevad, et jube raske on, annan nii palju ja üldse tagasi midagi ei saad. Kuida pidi sulle energia liikumine oli? Kindlasti andis. Sest ma esiteks, ma ei tea jälle, ma olen kuidagi ümbritsetud toredate inimestega, jälle kursused olid väga toredad. Ma tegin seda selles mõttes ka väga, ma ütleks mänguliselt, aga nagu põhimõtteliselt kogu läbi kursuse, see oli nagu üks suur konkurss, nagu meediamaailmas on konkursid. Ehk siis nad esimesena pidid välja valima, mis brändi nad esindavad. Tegid seal Kambadonja, meil oli seal Koopia ja kõik erinevaid. Siis nad pidid kirjutama briefi, nagu nad tahaksid hakata korraldama mingit kampaaniat. Nii, alguses lasen neil teha, kirjutage, siin ju natuke rääkisime, eks. Siis nad hakkasid üksteise briefi parandama näiteks, on ju. Juba said aru, et see polegi nii ilmselge, vana hea briefi teema, on ju, et jama sisse, jama välja, hea brief sisse, hea kampaania välja. Ja siis siis ma aitasin nendel, kuna Dentsul on selline asi nagu Consumer Connection System, CCS lühendatult, ehk siis kõikides riikides tehakse, või pea kõikides riikides 75 umbes suurusriigis, tehakse siis uuringuid tarbijate kohta, ja siis neid andmeid saab kasutada nagu meedia planeerimisel, kampaaniate planeerimisel. Vastavalt siis, mis brändid nad olid valinud, mis sihtrühmad olid nad lõpuks ära märkinud, sest muidugi alguses ju oli ju nii, et naine ja umbes tatsid. Siis nad said need briefi, siis nad said need sihtrühma info kätte, siis nad pidid sealt olulise välja sõeluma ja lõpuks siis nad tulid tegelikult kursuse lõputöö oli nii, et nad nii-öelda vahetasid rollid, muutusid nii-öelda agentuuriks ja mina olin see klient ja need siis tegid mulle agentuuri konkursi esitluse, et kas ma valin neid või mitte, on ju. Ja see oli väga mänguline, viimasel aastal, see oli siis üle-eelmine aasta äkki või, oli lõpukursusel oli see muuseumikaart oli toona, mida siis veel ei olnud avalikult ja ma mõtlen, kas see oligi äkki vaja nüüd midagi segamine, aga minu arust oligi muuseumikaardi esitlus, ei, see oli üks Lõuna-Eesti kontserdiüritus, kus siis järsku see konkurss, nii-öelda konkursi esitlemine käis, uks läks lahti ja sisse astus loengusse meeskoor või poistekoor ja nad olid teinud nagu pitch theater'it nii-öelda, et nad nagu, et see jääks meelde, et see oleks nagu äge, sest ma olin maininud, et kuidas Dentsu kunagi ju oli siis Telia pitchil ja kõigil olid valged tossud jalas viitega sellele, et me jookseme kiiresti ja me aitame teid kiiremini edasi ja nad tõin neid näiteid ja siis nad olid
need üles noppinud sealt. Ja siis nad ka, et kuna oligi meeste mingi lauluüritus Lõuna-Eestis, siis nad selleks, et nende esitlus jääks silma, olid kohale toonud siis poistekoori ja toimus Nii et ma sain kindlasti energiat ja nagu ägedad küsimused ja vist ka kellegile mitte arvestatud ei pannud ja tagasiside. Et olid hea õppejõud nagu selles. No jaa, aga selles mõttes ma ikkagi ütleks, et nagu tegid tänuväärset tööd, sest jällegi, et miks on tähtis tegelikult need, kes on olnud praktikas hästi palju, tulla ja õpetama on ju see, et mäletan kunagi Creative Unioni omanik Madis Laas ütles mulle, iga septembris tulevad jälle uued kliendid, kes mitte millestki ei tea. Üks pool, kus nad õpivad. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult on, et miks see olukord on nii. Järelikult see, et see õpe on liiga nagu üldine, ta ei ole nagu liiga selline, et inimene oleks nagu rohkem valmis. Ja selles mõttes on su tähelepanek õige ka meedia planeerimise osas, kus tõesti suured summad käid, et see võiks olla rohkem valmis. Ütle mulle see, et sa nüüd oled niisuguses rahvusvahelises organisatsioonis juba nagu kaugemal kui üks riik, eks ole, kuidas sa nagu protsesside juhtimist nagu hindad, kas on erinev kui ühte lokaalset riiki teha või rahvusvahelistes riikides neid seltskondi juhtida, kas seal üldse on mingit eripära või ei ole? No võt, võib-olla nagu seda, kas on erinev juhtida Eestit versus, ma ei tea, Rootsit on ja seal juba, ma ei tea, ütleme, sul on rohkem funktsioone olemas, et Eestis, ma arvan, mitte ainult nagu meediaagentuuris ja Dentsus, aga väga paljudes muudes, nagu enne ütlesime, sa pead olema Šveitsi nuga, sa pead suutma nagu suht kõike teha, on ja. Et mujal maailmas ikkagi suuremates ettevõtetes iga asja peal on oma inimene ja ta ongi sellest kastist. Et tema piir lõpeb siin ja ta sealt nagu edasi tead, sest inimesi on nii palju rohkem, mis teisipidi laseb nendel inimestel selles, mida nad teevad, rohkem süvitsi minna, eks ju. Aga minu enda roll on täna, eks ju, siis 9 riigi üleselt projektide juhtimine, mis on siis kogu Baltikum 3 riiki, siis on Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Benelux, mis siis on Belgia ja Holland. Ja me oleme tegelikult Dentsu kõige võib-olla keerulisem klaster selles mõttes, et meil on tõesti 9 riiki ühes klastris, 9 keelt, 9 erinevat arusaamist ja nii edasi. Et selles rollis võib-olla kõige suurem väljakutse, millega ma siin 2 eelmist päeva olengi rinda pistnud öösel, täna 2:30 lõpetasin mingit Excelite ragistamise, on see, et saadad ühe küsimuse välja samal ajal 9 riigile ja nad suudavad sulle vastata seal 9 erineval viisil samale küsimusele ja siis sa pead seda hakkama sünteesima nii-öelda, sest see mõte oli ju selles, miks ma teilt küsisin, ma tahtsin saada vastust, millest ma saan ühe terviku teha. Et see võib-olla on selline, jälle põnev, aga teisipidi hästi nagu killustatud, aga see, kas on nagu, ma arvan, et ettevõtte juhtimine nagu selline, ma ei tea, ma arvan, et on suht sama. Okei, aga sa rääkisid just nagu põhimõtteliselt ühisosa leidmine on nagu väljakutse, eks ole, ja et kui sa oled ühes kultuuriruumis, eks ole, et siis sa enam-vähem tajud, eks ole, kuidas inimesed, nad on ühtemoodi üles kasvanud, on ju, ja nii edasi, et kuidas see siuke kompromiss võiks tulla, eks ole, et siis see on nagu raskem, et sa pead nagu tajuma neid erinevaid ruume rohkem. Ja ütleme, et küsimustest tuleb hästi täpne olla. Need peavad nagu, et nii kui sa teed avatud küsimuse, siis keegi vastab numbritega, keegi paneb pildi ja keegi kirjutab teksti, eks ju. Aga kas see ei ole ka meil nii, et küsimusest kõik algab, eks ole, kui sa küsimust õigesti ei küsi, siis et sa saad selle tulemuse ka. Minu arust Taune Past ütles kunagi seda meile, et kommunikatsioonis, et kui ma ei saa vastust, siis see on tegelikult küsija probleem, sest ma järelikult ei küsinud piisavalt õigesti ja valjusti või mis iganes. Ma räägin sulle oma loa siin, et kuidas ma ise nagu tagantjärgi mõtlesin, et ikka ise oled loll, kui küsimust ei oska. Ja ma olin Kalevis ja ma arvan, et see oli mingi 2000, ma pakun mingi 2006 olime juba uues seal üritehases on ja ekspordi surve, eks ole, et sa pead säileaegasid tõstma on ju. Ja ma mäletan Nätsu.com Draakon on ja seal meil oli vist 4 kuud, me pidime saama 9 kuu peale on ja ülesanded, et tuleb saada pikemat säilivusaega on ja. Ja tehti, eks ole, siin teadusasutustega koostööd, õudselt katsed, minu meelest me enam USA-sime kas aasta või 1,5 või isegi 2 on ju ja ei tule tulemit, et natuke saab, aga ei tule tulemit on ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et siis paneme umbes nagu projekti kinni, et ei saa seda 9 kuud kätte ja siis ma olin kogu aeg küsinud, et küsimus oli selline, et mul on vaja seda toodet pikema säilivusaega. Ja tehti selles osas. Ja siis ma lõpuks nagu, kui see projekt oli enam-vähem nagu juba lõpusirgel on ju, ei tulnud tulemas, siis ma küsisin, et kas sarnast toodet saab säilivusaega? Jah, saab küll. Et kogu aeg oleks saanud on ju. Ja siis ma ütlesin, et turundajana mul ei olegi vahet, eks ole, kui see komponendi vahetad niimoodi ära, et kui see
kui see tunne on seal sama selle tarbija jaoks. Aga kuna küsisin valesti, nemad proovisid sarnase nagu retseptiga seda nagu kogu aeg mingid vahekord seal muuta. Et vaata, see oli minu jaoks kõige suurem õppetund, et issand jumal, raiskasime 2 aastat meeletult raha ja see oli minu küsimuses kinni. Ja siis mõtled, aga miks ta ise ei tulnud seda absoluutselt, muidugi esimene mõte on ikka see. aga nii ta on. Ma küsin veel sellest natuke minevikust, et sa oled ka omal käel üht-teist kõrvalt tegemas või teinud ka, et kas sul on üks ettevõtja vaimu siis ka ja tahtmist teha või? Jaa, no selles mõttes, et meil on üks see Sundari kaubamärk on ja millega me oleme tegelenud, aga ma ütleks niimoodi, et sõltumata, kas see on palgatöö või ettevõtlus, ega lõpuks ikkagi see, kuhu sa energia paned, see tagasi toob ja töötab, eks ju. Et siin selles mõttes samamoodi, et nagu väga keeruline on ikkagi midagi hästi teha oma põhitöö kõrvalt, et sa pead nagu... Jaa, aga okei, ma küsin niipidi, et kõik turundajad ei ole läinud üldse seda teed, et ta üldse midagi katsetaks, sest nad teavad liiga palju, mis asjad kõik peavad olema sul olemas või tehtud selleks, et olla nagu edukas, on ju. Ja paljud ei taha üldse proovima minnagi, on ju. Kas sina nagu, ütleme siis niimoodi, kas sa välistad üldse nagu iseseisva nagu teekonna tulevikus või mitte? Et sus seda ettevõtlikkuse vaimu on ikkagi olemas? Ja, kindlasti. See ei ole nagu teema, mis mind nagu tagasi ehmataks. Okei, et pigem on küsimus selles, et kus sa parasjagu saad sellise energialaksu, eks ole, kus sa saad nagu rohkem tagasi, sa tahad seda teha? Jah, nii mitkannat, jah. Ja, ikka muidu. Ma küsin su käest nüüd seda, et meediaagentuuris on ju, sa olid, ütleme siis, kliendile selline pikendus, eks ole, proovisid vaadata hoopis teistmoodi asja, eks ole. Et sa oled olnud nii kliendi pool kui agentuuri pool, ühel puhul siis nagu tellija, teisel puhul nagu teenuse osutaja, et kas sa nagu näed, et need rollid on täiesti erinevad või mis on andnud üks pool teisele poolele juurde või? Hea küsimus. No ütleme, kahtlemata on lihtsam minna agentuuri poole peale, kui sa oled ise tellija olnud, sest siis sa tead ju, mida agentuurilt oodatakse. Ja tolle aastal, kui Siim ja mina ja kuskil vist vahetus äkki veel, agentuuri juht, siis JCDecaux juht Kristiina on korduvalt öelnud, et see on teil nagu mega konkurentsieelis, et te teate, mida tegelikult teise poolt lauda nagu oodatakse. Ja selles mõttes oli kindlasti nagu huvitav ja meil oli veel nagu see siuke skisofreeniline olukord, et ma ju läksin karate juhiks, mis oli ka minu, kui ma olin Bauhofi turundusdirektor, ka siis minu agentuur. Nii et see oli ka siukene, et siin siis nii käivad need asjad, et kui lihtne on näiteks alahinnata kliendi poole pealt seda agentuuri panust, on ju, et me ju leppisime kokku, et see klipp on 20 sekki, teeme siis 25, kui keeruline see saab olla, on ju. Ja mis siis tegelikult nagu juhtub, siis ma korduvalt nagu nüüd ise olles agentuuri poole peal olnud, ütlesin ka, et me peaks panema siia nagu kakukaamera seina peale, et te näete, mis tegelikult siis juhtub, kui tuleb turundusjuhilt või spetsialistilt see kõne, et kuule, klipp jäi 5 sekki lühemaks ja eelarve, ma ei tea, tuli siis juurde, läks vähemaks, mida iganes, et väiksed muudatused, nipet-näpet teeme ära, on ju. Et see on, ma arvan, midagi sellist päris elus võrreldes, et kui sa ütled ehitajale, et kuule, saad selle ukse nagu 30 senti sinna poole panna, et kui raske see on. Et see kahtlemata annab selle eelis, et sa tead, mida klienti sealt poolt nagu ootab. Okei, aga siin on osad, eks ole, turundusjuhid ütlevad, et nad teevad selliseid nagu partner rahulolu uuringuid, et kliendina proovid aru saada, kui rahul on nende nagu agentuurid, on ju. Et kas siin on natuke nagu see, et kliendid on olnud nagu, et see jõuolg on olnud klientide poole peal, nad on seda tundnud ja nad ei ole võtnud nagu, ma ei saa öelda kõikide kohta, et osad on ju väga sümbioosis tegutsevad, aga et kas võib olla, et tegelikult nagu kliendid võtavad agentuuri kuidagi nagu natuke nagu ülevalt alla vaates, et te teete siin asju ja te peategi tegema ja ei olda nagu ühel pulgal, nagu, et kui partnerlus oleks, siis nagu saadaks aru, on ju, et räägitakse ka nagu avatumalt, on ju, et vaata, et kui me peame selle muudatuse tegema, siis tegelikult see tähendaks kõiki selliseid asju, et see ei ole lihtsalt nagu mõistlik nagu ma ei tea, igapäevatöös, on ju. Väga sõltuv kliendist, et oleme näinud ka seda, kus jah, et tehtagu, on ju, et antakse selline väga keskpärane heas nagu ise käest öeldud brief ette ja siis asjad peavad juhtuma ja siis kõik agentuuri inimesed peavad olema hiromandid, et aru saada, kuidas see majandustulemus koju tuua. Aga olen näinud ka väga häid koostöid, julgen öelda, toona kui enne Jaanikat oli või seal oli veel vahepeal, aga Janne
like lõhmus tänaseks siis, et näiteks Maximaga toona koostöö, kui mina olin karatijuht ja hiljem ka Dentsu, suurepärane, see oli täielik partnerlus minu arust, et ta ei, nagu kui meil tuli mõte, me ei pidanud ootama mingit järgmist kohtumist või mingit briefi, et kas see nüüd matchib selle, kui meil tuli, näiteks ma ei tea, hakkasime tootma, tänaseks see pole muidugi enam mingi uus asi, aga siis oli aasta, ma ei tea, 5 tänasest tagasi, ehk siis nii-öelda meedia andmed mitte Exceli kujul, vaid normaalsesse dashboardi. Sest muidu oli nii, et meie saatsime Exceli sinna oma kommentaaridega, siis keegi hakkas kuskil mingit graafikut tegema ja lõpus Janne pidi minema neid siis Maxima juhtkonnale esitama, mega aeg, mis sinna läks. Ja siis me hakkasime toona järjest rohkem ja rohkem neid dashboard'e tegema ja pakkusime Jannele välja, kuulete, aga äkki teeks nagu teie asjad ka. Ta muidugi, lähe. Et see oli nagu väga mõnus koostöö ja me tegime ühiseid workshop'e ja et see on tõesti väga kliendist ja mitte tihti brändist, vaid ikkagi konkreetsest persoonist. Aga millest see võib tulla? Muidugi peab konkreetselt isikult küsima, aga millest sa arvad, et miks mõned on siis nagu paremad partnerid kui teised, eks ole? Mulle tundub, et see on nagu ka inimsuhetes, et see vahel jääb ka see võib-olla sellise enda teadlikkuse ja enesekindluse taha, mis puudutab klientide poolt, et et ütleme nii, et Janne näiteks teda persoonina esile tuues praegu siis ta oli väga teadlik meedia asjadest, tal ei pidanud nagu seletama ja ta ei läinud kunagi sellesse kaitsepositsiooni, et või nagu ta ei peitnud sellise mingi üleolevuse taha oma teadmatust, aga vaat seda vahel kohtab, et hakkad seal meediast rääkima, et see ei ole nii, et lihtsalt teles ostad sekundeid ja kõik on selge, hakkad rääkima, et seal on mingi 10 meetrikut, mida võib mõjutada ja siis vaat nüüd on need nagu 2 sorti inimesed või ütleme 3 on see, kes juba ise kõike teab, on need, kes ütlevad, väga põnev, kuule räägi, oota, mis mingid koefitsiendid veel, jah, vaat väga põnev on ja siis on need, kes teevad siuke, pole ma tean ise ka, et milleks sa seda nagu räägid on ja tegelikult ta ei tea. Et see on väga persoonist lähtuv ja lastetuba natuke. Ja aga kui nüüd võiks ju võtta sinu poole pealt ka, et sa tulid kliendi poole pealt ja läksid agentuuri, et kas sa ei tunnetanud seda, et mõnes mõttes jah, et sa nagu justkui saad aru kliendi vaatepunktist on ju, et sul oleks lihtsam nagu neile läheneda. Aga kas kliendid ei võta, et sa potentsiaalne nagu olid konkurent, mitte selles mõttes, et sa konkureerisid samas valdkonnas, aga see oli turundaja konkurent, et see sama asi, et ta ju nagu teab samu asju ja nüüd on jälle see niisugune nagu, et kumb rohkem teab, et sa seda nagu ei tunnetanud. Ei olnud jah, ma arvan, et kokkuvõttes tuli see väga palju just kasuks, et ma olen selles turundusjuhi kingades nagu olnud, et mul oli turundusjuhtidega väga lihtne nagu ühist keelt leida, et ma ju tean ühest küljest see meedia osa, aga teine osa ka see, kuidas nagu juhtkonnas tuleb, et turundus meil ei lähe hästi, tehtagu midagi on ju. Et see on ju ikka, et kui läheb kehvasti, see on turundussüüdi, kui läheb hästi, see oli ostujuht on head tööd teinud. Et jah, ma arvan, et see pigem oli väga suureks kasuks ja mis enne, mis me rääkisime, et kes läheb agentuurist kliendi poole peale ja vastupidist liikumist, siis ma julgustaks nagu noori küll, agentuurist töötamine kindlasti lihtne ei ole. See on nagu, ma ei tea, mis juhul see saaks nii olla, eks. Eriti hull on sügisel, siis kui on konkursite aeg, et minu rekord Dentsus 36 tundi järjest kontoris. et koristaja tuli hommikul, ma ütlesin, ma tean, ma kohe lähen. Aga et see võib olla reaalsus, kui on nagu palju tööd. Aga selle väga suur pluss on see, et tüüpiliselt suved on rahulikumad, sest konkursi suvel väga ei toimu, on ju. Üks asi ja tegelikult kõige suurem väärtus on ikkagi see, et sa näed nii paljusid erinevaid ettevõtteid. Et kui sa tuled, ma näiteks mõtlen enda pealt, tulin Bauhofist, see Sketchersi ja Sportland taust ka, on ju, aga ikkagi ma teadsin nendest asjadest väga süvitsi, on ju, aga ma ei teadnud ilmtingimata midagi, ma ei tea, toidukauplustest või spordiklubidest või ühesõnaga. Aga nüüd, kui sa lähed agentuuri, pead seal ikkagi mõned head aastad vastu, siis sul on tööpõld nagu lai selles mõttes, et sa tead, sa ei tea nii süvitsi, aga sa teed väga palju adekvaatsema valiku, millise kliendi või brändi juurde tööle minna. See 36 tundi nüüd viis viimasedki mõtted mõnele inimesele. Nii palju küll ei tahaks töötada. See on, ma arvan, ega ma teisi väga ei tea. Ega ma olen workaholic täna vähem, aga või just enne ütlesin, tegin poole 3 slaid. või neid tabeleid, aga ma olen selles mõttes workaholic ja paljud suudavad oma aega hästi palju planeerida. Nad teevad kõik asjad nagu ette ära. Ma olen igavene üliõpilane, ikka 23-59 läheb see koolitöö teele ja ma rakendun paremini, kui on mingi surve peal. Jah, et selles mõttes jah, see ei ole nii, et ma arvan, teised agentuuri inimesed tööta 36 tundi, mul oli see ka ainult üks kord aastal 2016 ma arvan. Aga kas sina oled sellise, kas sa saad öelda, et mina olen seda usku, et igal turundajal on oma käekiri
kuidas ta asju teeb, kaasa arvatud seda, eks ole, et kas ta on hästi süstemaatiline, eks ole, kas ta teeb viimasel, kas sa oled täheldanud samat asja või mitte või? Et sa oskad öelda, et noh, et ta on sellise nagu, et temaga peab rääkima numbrikeeles, temale tuleb siin näidata ainult pilte, eks ole, ja seletada õudselt juurde ja temaga on vaja hästi pikalt ette rääkida. Kahtlemata on nii, kahtlemata on nii. Et on võib-olla mõned, kes panevad juba nii-öelda kõhutunde pealt, sest noh, nii kaua on tehtud on ja, aga ikkagi on ka sellised ja võib-olla pigem nooremate puhul, sest nad peavad kuhugi edasi raporteerima nagu väga põhjalikult, miks me tegime seda, mis siis juhtus, aga kui me ei tee seda, et noh, et neid stsenaariume rohkem nagu läbi mängima, siis on niisugused vilunud turundusinimesed, kes juba teavad, mis töötab ja lähevad nagu kindla peale, ja. Sa veel ütlesid, et noh, et miks võiks agentuuri või kliendi poole peal olla, aga kas agentuuris töötamiskeskkonna vibe on parem kui kliendi juures või ei pruugi see nii olla? Ma ei tea, see sõltub ikka vist ettevõttest ja, et isegi ju nagu ikka, et nii ettevõtted, sama sektori ettevõtted seest on erinevad, ma arvan, ka agentuurid seest on väga erinevad, et meil oli, kunagi me olime ju mõni aasta tagasi, meil oli veel Denso Agis Network, oli Eesti nagu pikk noisev nimi. Ja siis grupp loobus nagu kõikidest, või peaaegu kõikidest, meil oli 160 brändi üle maailma, tõmmati 6 peale kokku, nii et siis jäi see Denso ainult. Ja toona me siis kutsusime Riho Bruno Braamelis oma kaasaga rääkima Jaapani kultuurist. Ja, väga, väga sümpaatne pere, käisime nende kevadel nüüd Jaapanis. Ma olen ka käinud temaga koos. No, see on, ma ütleks, kõik, kes podcasti kuulavad, siis ainuõige viis. Soovitame, jah. Et ühesõnaga, siis nemad tulid rääkima Jaapani kultuurist, mis on ju selline väga humble ja noh, et noh, peaasi, et noh, kõigil on hästi ja noh, et siis me vaatasime seal, mõtlesime, et huvitav, et nagu Densu, noh, inimesed on vahetunud, juhid on vahetunud ja ma ei ole teistes agentuuris töötanud, ega ma ei oska nagu niimoodi üks ühele, aga me võib-olla nagu kuidagi DNA-s on see, nagu meil ei ole väga sellised piu-pau inimesed, kuidagi nagu selline rahulik, sa oled Densu kontoris ja seal tüüpilist mingit muusikat ei mängi, see on nagu hästi rahulik on seal nagu, et noh, kus on no, kontori või selles koosolekuruumis, jah, seal on nagu mingi melu, kui on, ütleme, kliendi mingi konkursi arutelu või mis iganes, aga see tüüpiliselt see keskkond on hästi selline decent. Aga ma just mõtlesin, noh, et nad on oma olemuselt nagu loominguliste inimeste nagu kooslused on ju. Et versus, noh, jällegi ma olen suurtes ettevõtetes olnud, et seal see turundusosakond võiks olla see kese, mitte et ma ei väida, et ükski teine roll ei ole loominguline, aga noh, ta on teistsugune loomingulises, et selles mõttes see agentuur on, noh, klassikaline, isegi creative agentuur on ikkagi vibe, on ikka täiesti selline nagu, noh, hoopis teistsugune vibe on ju, et seal toimubki hoopis teine ja sellepärast on väga fun koht töötamiseks on ju. Ja ma arvan, creative'is see ongi nii, aga vaata, meil ei ole üldse creative'it siin Eestis, nii et mujal maailmas paljudes riikides on Densu creative ka olemas, meil Eestis ei ole, mis see on kusjuures hea loogika jälle, et noh, meil tegelikult tulevad inimesed tööle, kes on numbrites väga tugevad ja need tüüpiliselt on natukene introvertsemad, nad ei ole nagu see, et eks meil ikka on toredad suvepäevad ja praegu meil käib tervisekuu ja suke väike võistlus oma vahel ja vahel läheb ikka köögis pikaks jutuks ka ja see kõik on nagu nii palju, kui ma kontoris praegu käin. Aga jah, võib-olla need inimesed olemuselt, kui ma võtan nüüd Bauhofi turundusosakonda, noh, siis sul seal oli disainer, oli analüütik, oli projektijuhid, et natuke see keskkond on võib lihtsalt erinev. See võib olla. Nüüd ma küsin kõikidelt seda küsimust, eks ole, et mis sina arvad, kumb nagu lükkab kas idee või kanal, on ju? Mis tuleb ennem, on ju, et noh, võiks eeldada, et sa ütled nüüd nagu meediaagentuurina, et loomulikult kanal, on ju, aga prooviks selle läbi rääkida, et mis see tänane seis sul on? No ja vaat, kuna ma nüüd igapäevases selles äris siin Eestis enam ei ole, aga me ütleme, alati on olnud see jutt, et ärge tulge meie juurde siis, kui teil on kõik asjad valmis. Et nagu, et noh, ma arvan, et nii dramaatilisi näiteid enam ei ole, aga noh, piltlikult öeldes, et kui sa toodad teleklippi valmis ja tegelikult su sihtrühm üldse ei vaata telekat või noh, mis iganes, eks ju, et siis sa oled suure hulga raha pannud sinna magama ja siis me ütleme sulle seal, ma ei tea, kas CCS-i andmete või kogemuse pealt ütleme sulle näed, aga tead, et tegelikult sa oleks pidanud selle raha kõik suunama välimeediasse, aga noh, nüüd su klipp on juba toodetud, paneme siis sinna. Et see jube hea ja meil Teliaga näiteks väga tihti oli see, et meil olid laua taga loov ja creative ja meedia koos arutati kampaaniat. Jah, no eks seal ikka käib see tekisikutamine, kuna eelarve on üks lõpuks on ja. Aga nii minu arust sünnib palju parem tulemus. No jah, aga see küsimus tuleb ju sellest, et klassikaliselt on ju, otsitakse, mis on agency of record on ju, et kas ta on creative pool, on meedia pool on ju ja väga pikalt suurte klientide juures on olnud see meediaagentuur tegelikult, kes veab, miks, sellepärast, et on suured meediad, näiteks traditsioonist meediat tele,
milles võetakse mahukohustusi, on ju. Ja kui sa võtad mahukohustusi, saad teised hinnad, mis tähendab seda, et tegelikult määravaks saabki olema sul meediastrateegia, selle peale siis ehitatakse creative strateegia, on ju. Et see tuleb sealt küsimusest ja nüüd ma olen nagu küsinud ka suurettevõtet, et kuidas see tänane situatsioon nagu mõistes on. Ja ma olen saanud huvitavat insight'i, et ma tahakski teada sinu käest on ju seda, et kuna sa tõid hästi selle, et see oleneb jälle kõik sihtgrupist, eks ole, mis kanalites ma ta kätte saan ja täna kanalite valik on palju suuremaks läinud ja traditsioonilist meediat veel kõnetavad paljusid ja nad on kindla nagu jälle, ma ei tea, awareness'i tõstmiseks või tuntuse tõstmiseks on nagu tähtsad. Aga et meil võib-olla ei ole enam selles meediamiksis vajalik võtta neid mahukohustusi, sellepärast et see osakaal enam ei ole nii suur, et kõik teised nagu puutepunktid on võib-olla palju suuremad. Et kas sa näed seal mingit nagu muudatust, kui sa usud sellesse muudatusse või mitte? Ja ma ütleks, et täiesti jabur on ju võtta endale see kohustus, kui sa pärast ei tea, kas sul seda vaja läheb. Et see on nagu, ma ei tea, võtan laenu mingi jõhkra intressiga, aga ei tea, kas ma kasutan seda või mitte. Kui sul on nagu suure, ütleme siis tele puhul, et kui sul on ikkagi suure auditooriumiga bränd nii-öelda, kes nagu vaatab telekat, siis ma olen nõus, et ma seda juttu ei räägi, et telekas on surnud ja nii edasi, et ta on ikkagi väga paljudele inimestele töötab ta meelelahutusena, meie jah, elame siin Tallinnas, kõik asjad on käeala juures, aga paljudel ei ole nii, on toredaid saateid, millega nagu õhtuid veeta, eks ju, et selles mõttes ma ikkagi mõtlen turundusdirektorina korra kingi algpannes, et ma ikkagi mõtleks nii, et oota, et kus mu tarbija on, et ma ei osta ju kanali pärast ja ma ei tee nalja pärast, aga kui mu klient hindab nalja telekanalis, siis need on kaks asja, mis ma omavahel nagu kokku viin, on ju. Et ma küll väga tahaks loota, et keegi lihtsalt see hinnavõit loomulikult on nagu kõikide hulgiostu versus ostad 1 või 1000 hambari ja hind on erinev, eks ju. Aga enne kui sa ostad 1000 hambarja, sa peaks mõtlema, mis sa nendega peale hakkad, on ju. No ja, aga vaata, et jällegi kui nagu agentuuri businessisse minna korra, et meil on käinud lainetana ka maailmas see, et on olnud suured integreeritud agentuurid, kus kõik asjad tehakse nagu alates meediaostust kuni, eks ole, ürituste korralduseni ära. Siis tükeldati ära, igal pool oli spetsialiseerumine ja tegelikult toimus ka see, et iga spetsialiseerumise vastu tehti pitch, et kliendil võis ollagi, ühest grupist oli tal üks asi, teisest ja siis seda samat asja saada ühe laua taga nagu ühtset jalga käima, kuna kõigil on oma ärihuvid, eks ole, et ärme unusta, et see on ka äri tegelikult, on ju, ja tihti peale on see niisugune küsimärk. Et see ongi nagu ju raske, et sa ütled, et see on õige kooslus, et tulevad kõik need agentuurid kokku ja mitte ainult enam klassikaline creative ega klassikaline meediaagentuur, suhtekorraldusagentuur, digiagentuur ja nii edasi. Tegelikult peaks kõik tulema laua taha ja mõtlema selle puutepunktid ära. Aga kuidas seda nagu tööle panna, kui seal on juba rohkem kui nagu 2 partnerit, eks ole, kellel on kõikidel oma majanduslikud huvid? Jah, no eks ta selles mõttes on turundusjuhtidele, minust on see üks väga raske amet ja ajas järjest raskemaks läinud, eks ju, et just nimelt, et sellest suurem värvilisem logo kohast on liigutud täieliku nagu andmemaailma, eks ju. Ja nagu see on korralik orkestreerimine kõigi nende agentuuride vahel või siis nende koostööpartnerite vahel ja osad nendel on ju majas sees ja nii edasi. Ega ma selles mõttes, ma ei tea, ma arvan, see on natukene võib-olla selline nagu paneb turundusjuhi sellisesse ettevõtte juhi rolli, et sa peadki, et sul on siin, nad kõik täidavad mingit oma asja, on ja nad tõsi, nad saavad palka küll erinevatest kohtadest, aga nüüd sa pead nad panema koos tööle, mis on järjekordne väljakutse sellele turundusjuhile, on ja. Et sa pead kõike oskama, sa pead täna tundma numbreid, sa pead aru saama meediast ikkagi kuhugi maani on ja siis sa peadki olema siis nii-öelda ettevõtte juht, kes paneb ühe laua taga rääkima. Tegelikult on ju eesmärk üks päeva lõpuks peaks olema üks on ja. No see on hea, ütleme, et hea sihukene võrdluse koht, et sisuliselt jah, ei ole nagu vahet, et sul on nagu oma meeskond, seal on inimesed, jah, sa maksad neile palka ja siis on sul nagu pikendatud meeskonnad, eks ole, kellele sa ka maksad palka, aga sa maksad nagu läbi teenuse, eks ole, ettevõttel, et kui seda niimoodi nagu lahendada, siis võib-olla see ei olegi nii suur probleem, eks ole, on ju. Ja jälle tore arenemisvõimalus ka ühele turundusjuhile, eks ju, et ühel hetkel, kui selle koha pealt tahad edasi liikuda, siis sa tegelikult oled sellist meeskonna tööd eri tükkidest kokku pannud, et selle võrra oled kindlasti jälle parem tulevane ettevõttejuht või ettevõtja. Aga kuidas sa sellele vaatad, et tänapäeval on kliendid võtnud ka osad, meil on Bigbank siin avalikult ütles, eks ole, ja meil on teisi suuri ettevõtteid ka, kes nagu meediaplaneerimise on osaliselt endale võtnud, et kuna nad teevad hästi palju digi puhul, eks ole, need tööriistad nagu kättesaadavamad ja nii edasi. Kuidas sa sellesse vaatad? Ütleme nii, kui sellel ettevõttel on rohkem andmeid, mille pealt seda teha, siis
fair point, ma ütleks. Enamus ettevõtetel ei ole neid andmeid. Noh, ütleme nii, et Telial kindlasti tegelikult neil on ju, ma eeldan ikkagi rohkem andmeid kui see, mida nad välja annavad, eks ju. Nad põhimõtteliselt ju teavad, kust telekas, ma eeldaks, et see käib niimoodi, võib-olla jälle liiga palju, aga et nad ei tea ilmtingimata, kes seda telekat vaatavad, aga noh, nad näevad ju, mida sealt vaadatakse ja kui sageli ja nii edasi on, et siis nendel on andmeid, mis ei ole võib-olla kõigile kättesaadavad. Aga ma ütleks nii, et noh, koroona ajal oli hea näide ju, et kui sul nüüd oli omal see palgal, see turundusinimene või see spetsialist ja siis sul ettevõtte nagu mitu kuud mitte midagi ei teinud, noh, siis need tihti olid sageli nagu esimesed rollid, mis koondati, eks ju. Versus see, et sa agentuuri ütled, sorry, praegu 2 kuud me ei telli. Ja 3. kuul kõik läheb tegelikult samamoodi nagu edasi on ju. Inimesed teavad sind ja nii edasi. Et see on ressursside optimeerimise. Minu arvast küll. Aga see käib ju ka kaasas sellega, kui majandus nagu tõuseb, siis tegelikult võetakse klientide poolt tihti peale rohkem rolle sisse, eks ole, noh. Uuringute näiteks roll või sama meediaplaneerimise roll, eks ole, ja kui meil läheb nagu raskemaks, siis me neid ametid nagu kas see käib nagu kaasas? See on üks asi ja teine asi, ma ütleks ikka näiteks eriti, mis puudutab digiasju, mis ju muutuvad nagu nädalas mitu korda, et siis kui sa võtad selle rolli, siis kuidagi pead sa ka kindlaks tegema, et see inimene on kogu aeg up to date, sest kui sa oled agentuuris, kui sa oled, noh, ma arvan, kõigil on ju kõikvõimalikud koolitused, litsentsid, kõik on kohustuslikud, muidu sa lihtsalt ei saa agentuuris tööd teha. Kui sul nüüd istub see üks inimene seal üksinda kogu turundustiimis, no kindlasti on võimalik, aga suurema tõenäosusega tema areng ei ole nii kiire nagu sellel inimesel, kes on agentuuris, kes töötab mitme brändiga. Kas sa räägid ka sellest, et ala, kas on Meta sertifitseeritud või Google sertifitseeritud teatud asjade peale? Vaata, palju on näiteks mingi sotsiaalmeedia tegijaid. Ma olen 3 korda postitanud, ma olen sotsiaalmeedia spetsialist, et noh, seda kvaliteeti, madalat kvaliteeti on ju üli palju, et noh, tegelikult kui palju muutub seal samas Metas kogu aeg ja kui sa töötad nagu mitme brändiga, et sul ei ole nii, et ma istun siin brändi X juures oma toas kontoris ja nüüd ootan, kui mul siin mingi kampaania tuleb. Agentuuris, kui sul selle brändiga ei ole tööd, siis sa teed selle brändiga tööd, siis tuleb sellega. Ehk sa tegelikult ütled, et selles konkreetses nagu kanali spetsiifikast lähtuvalt on agentuuridel tahes-tahtmata rohkem kogemus, sest nad kogu aeg teevad asju. Absoluutselt. Okei, see on nagu fair point, eks ole. Aga meil on mingid asjad, mis on sellised nagu vahepealsed asjad, mida nagu päris ei oskagi öelda, kuhu nad nagu kuuluksid. Noh, ütleme, et influencer turundus, eks ole, on ju. Et see on nii palju käsi käes sellise sisu tootmise ja kanaliga, on ju, et seda võib vaadelda nagu creative agentuuris, seda võib vaadata meedia agentuuris, minu pärast isegi suhtekorralduse agentuurist, ja et kas seal näiteks meediaagentuur ei pea ka tihtipeale võtma hoopis teise rolli, et aitame ka sisu poole pealt nagu kaasa võetama. Kuidas sa selle üldse nagu vaatad? Jah, see on selles mõttes täitsa uus nähtus. et 10 aastat tagasi keegi ei teadnud, mis on. Aga ta on meedia, tegelikult ta on meediatükk, eks ole. Ta on nagu klassikases mõttes mingi ajakiri. Jah, absoluutselt. Oma lugeskoonna. Ja ta on tegelikult kõik need digikanalid, siis sealhulgas siis influenceritega koostöö on andnud ju, ütleme, kui vaadata selle positiivset külge, kahtlemata see, et ka väiksemad brändid on saanud nagu tähelepanu nüüd, et kui vanasti neid traditsioonilised raadio, televäli, meedia, siis noh, väga paljudel polnudki vahendid, et sinna minna, on ju. Siis täna, noh, igaüks on midagi ikka oskab teha seal nendes kanalites, on ju. No influenceritega nii palju, kui ma nüüd mäletan ja olen kuulnud kõrvalt, siis meie digitiim ju, noh, nii ongi, et praktiliselt ikkagi, ma ei julge nüüd öelda, kas kõigis, aga väga paljudel brändidel on mingi kokkupuude influenceritega ja nad soovivad neid oma kanalites kasutada ja siis tegelikult agentuur aitabki neid nagu valideerida ja õige leida, et mulle tundub, et see on ka natuke professionaalsemaks nüüd läinud, et varem see oli hästi sükene kurgid sulle, raha mulle business, et täna nad ikkagi ju reaalselt, noh, on mingi ettevõte nendel suurematel seal taga, esitavad arve ja see käib ikkagi ilusasti, mitte nii, et annan kreemipurgi ja siis sa räägid sellest ükskõik mida, on ju. Et jah, ma arvan, see on väga, see on nagu uus meedium, võib-olla, mida me praegu siin jutu sees mõtleme, et kogu see mõõtmine ja nii edasi, et ma ei ole kindel, kuidas, noh, üks asi on mingi konkreetne share like ja käive seal taga, et aga nagu mõju brändile näiteks. Väga huvitav, on ju. Aga räägime sellest, see andmestiku teema, noh, et sa tulid ka Bauhofist, on ju, et sa ütlesid ka, et seal on palju andmeid, on ju. Nüüd neid andmeid tegelikult peaks sulle andma parema sissevaate, eks ole, et mis sul seal klientide juures toimub, mida sa peaks tegema, mida sa ei peaks tegema, mis annab nagu tulemust, on ju. Nüüd sul on välised partnerid, ükspuha, mis laadi NDA-d või lepingud sul on. Fakt on see, et seadusest tulenevalt sa juba paljut infot ei saa jagada, eks ole. Üks on nagu äririskid tulenevalt ja teine on ka seadusest tulenevalt. Ja samas agentuurid ei saa oma tööd teha, kui neil on piisavalt informatsiooni, eks ole. No, et mida täpsem see on, seda paremini see tulemust saame.
kuidas sa nagu sellele otsa vaatad, et mida peaks jagama ja mida ei peaks jagama ja kuidas siis peaks mõõtma neid kampaania nagu edukusi või ne? Ja no ütleme jaekaubanduses ma arvan, et üks väga hea metrik tegelikult just turundustegevuste nagu kvaliteedi mõttes on ju tegelikult ukselugerid. Et noh, päeva lõpuks on ju ikkagi meie turundusena, kui me ütleme, et meie kampaania saame selle inimese poodi suunata ja võimalikult õige inimese. Kui lõpuks see piim sinna riiulisse pole jõudnud ja on laos, sest pole töötajaid, siis tegelikult ei saa turundusele otsa vaadata. Ja noh, nüüd siis sõltub sellest turundusjuhist, kas tal on piisavalt nagu selgroogu seda juhtkonnale öelda, et näete, külastatavus tõusis on ja inimesed tulid kampaania peale kohale, mida meil ei olnud, on siin, kas vaatame laos oli, kus oligi laos füüsiliselt on ja. Et noh, ühesõnaga, ma ei tea, ukselugerid, need on ülianonüümsed andmed tegelikult, me ei näe, kes sealt sisse astus, seal mingid isikuandmed ju ei liigu. Noh, need võiks kõikidel jääkaupadel kindlasti nagu olemas olla ja noh, need ajas hakkavad ju siis väärtust looma. Mis Dentsul on, eks ju, ka Eestis on see üksus juba olnud äkki 10 aastat, sest ma olen ise olnud Dentsus 9 aastat, kui mina läksin, siis oli olemas, on D2D, ehk siis data to decisions ja ta on nagu ökonomeetriliste mudelite üksus, kes teevadki ökonomeetrilisi mudeleid ehk piltlikult võtavad sinna sisse noh, äritulemused, reklaamikulutused, kuni ma ei tea, ilma ja kõigene, mis sinu äri võivad mõjutada on ja lahtioleku ajad kas või ja tegelikult siis mudeldavad selle pealt, et mis su käivet on nagu baaskäive ja siis nad vaatavad, millised tegevused, millised nagu muutused on sinu käivet kõige paremini positiivses suunas mõjutanud. Noh, ma ei tea ühtegi mudelit praegu öelda, aga ütleme, piltlikult on nii, et näed, et kui sa avaksid oma poe, näed, siin sul oli pood avasid tund aega varem, käive oli kohe parem, näiteks ma ei tea, Bauhof ehitajad tulevad, käiksid ennem sinu juurest ära, kui nad objektile lähevad on ja siis su käive oleks nii palju positiivsemalt mõjutatud, eks. Ja noh, seal siis on küsimus, et ega seal ka, ütleme, sul liiguvad noh, käive, ma arvan, seal, mulle ei tundu, et ka seal väga palju nii tundlikku infot nagu on. Aga mis sul oleks vaja kliendi poolt sellisel juhul? Kas ta peab nagu rohkem ennast avama või ei ole tegelikult väga vaja avada või? No kui on ikkagi me räägime mudelitest, siis seal on nagu ideaalis päevase täpsusega andmed, mida on vaja neid kuskilt äriregistrist ei lae alla on ja. Nii et jah, nii palju peavad nad ikkagi usaldama, aga noh, see iseenesest ökonomeetria modelleerimine mujal maailmas on väga-väga suur äri ja ka Dentsu üksus, noh, nemad täna siin Eestis ikkagi enamus mudelit teevad suurtele kaubamärkidele mujal maailmas, eks ju. Ja nagu nüüd, kus on siis ka võimalik teha integreeritult selle metaandmete ja asjadega, siis need mudelid lähevad nagu järjest veel täpsemaks, nii et kliendi poole pealt on tegelikult vaja kvaliteetseid järjestikuseid andmeid. Okay. Kas kliendid on üha nõudlikumaks läinud ajas tulemuste saamises või? Kindlasti, jah. Ja, aga milles need erinevad, et kui vanasti aeti tagasi klikke, siis mida praegu aetakse taga, ütleme meediaostude mõistes, et noh, sa teed mulle, aga vaatame neid asju. Jah, noh, ma jälle võtame, olen paar aastat ju siit nagu eemal olnud, aga noh, nende klikk, ega selles mõttes klikk on jätkuvalt, ma arvan, oluline päeva lõpuks, aga kuna väga paljudel on ka ikkagi e-poe ärid olemas, siis nad saavad seda väga otseselt mõõta, kas siis see ka nagu konventeerus mingiks äriks on nendel. Ja noh, seesama külastatavus, see on selles mõttes nagu suvaline näide, et meil on olnud kliendid, kes andmed meiega on nagu jaganud ja siis see on asi, mida me saame nagu trackida, et see on konkreetselt selline metrik ikkagi, mida me suudame mõjutada. Ja no ütleme, ideaalis võiks ju olla nii, et me ikkagi saame ka rohkem majandustulemustest peegeldust kliendi poole pealt, et nad täpselt näed, see kampaania läks ja nii edasi. Neid mudeleid tehakse Eestis küll järjest enam, aga ta on natukene ikkagi veel võõrkeel, ma arvan, turundajatele, et kui ma räägin, et seal oma sellel kursusel ka, et on selline ökonomeetriline modelleerimine, siis kõik sambo see on ja aga seda õpetas ka Tartu Ülikoolis. Jaa, aga ma mõtlen seda asja, et kas noh, et mis on minu jaoks olnud üllatav, jälle kui ma räägin nagu turundajatega, et ma eeldasin, et järgitakse rohkem turunduslikke mõõdikuid ja tegelikult on ülekaalukad ärilised mõõdikud, eks ole, noh, käibed, muud asjad seal on ju. Ja nüüd on nagu küsimus, et vaata, kui me räägime sellisest asjast, et tegelikult peaks olema sellised samaväärsed agentuuri ja kliendi partnerlussuhted on ju. Ja nad ideaalis peaks olema pikaajalised on ju. Et nad ei ole üheaastased, ühekampaanialised nii edasi on ju. Et esiteks juba see, eks ole, ressurss, mis läheb sinna sisse, et õpid tundma valdkonda nii edasi on üks asi on ju. Ja teine asi on, et kui need oleks pikemaajalised on ju ja me räägime ärilistest mõõdikutest, siis just need omavaheline tegelikult infovahetus on ju. Me teeme seda asja, me vaatame, kuidas see toimib, mõlemad õpime, eks ole, mitte ei ole selline pimesi, et noh, et okei, näita, mida sina saad mulle näidata on ju, seal olid mingid klikid, nüüd ma vaatan, kas mul siin midagi toimus, ma ei anna
sulle ka tagasisidet ja siis ei ole rahul, on ju, noh. Te ei toonud mulle koju, on ju. Väga tuttav case. On ju, aga et noh, et tegelikult see natuke näitab seda, et me peame nagu astuma mingi järgmise sammu, on ju, et noh, et saada paremaid tulemusi, lihtsalt need suhted peavad minema nagu teise tasandini. Ma küsin su käest sellist asja, et LHV-ga meil oli juttu sellest. Veronika rääkis, on ju, et noh, et agentuurid vaata, et pangandussektoris ka, sa pead ikkagi nagu andmestikku väga hoidma, on ju. Et compliance on üleüldine nagu teema, et noh, väga paljudes asjades, aga noh, tegelikult sellise supply chain nagu, kuidas andmeid hoitakse, eks ole, mitte ainult isikuandmeid, aga kõiki andmeid, on ju. Et kuivõrd agentuurid üldse on nagu mõelnud selle peale ja on valmis selleks, et tegelikult teenindada suuri ettevõtteid, mida nad ju teevad, eks ole, on ju. Et nad on ise sisemiselt ka nagu compliant väga paljudes asjades, kasutavad ka mingisuguseid tarkvarasid, mis ei ole nagu X tarkvarad, eks ole, kust andmestikud võivad lekkida, on ju. Kogu see protsess, eks ole, võib-olla ka mingid ISO 2701. Kuidas sa sellele vaatad otsa? Ega ma ju ei tea teiste eest rääkida, aga kahtlemata need asjad peavad korras olema, sest see damage, mis sealt võib tulla, kui need lekivad ja just nimelt mingit vale vara on kasutatud, et see oht on lihtsalt ühele väiksele agentuurile nagu väga suur. Meil grupp, kuna me oleme börsiettevõte, siis meil on väga ranged kontrollid ja meil tehakse ka aeg-ajalt lihtsalt nagu, kas või see, et kui sul ei ole selle kliendiga asja, siis sina sinna kaustadesse ligi ei saa. Ja seda kontrollitakse, et tuleb piltlikult öeldes, et nagu võidakse sellise auditina seda teha, et kuule, et aga mine korra sinna kliendi X kausta ja siis kui sinna saad, aga miks sul peaks siia ligipääs olema, et meil on need väga rangelt kontrolli all ja ma arvan, et nagu ma eeldaks, et agentuurid juhid ikkagi või kes iganes koostööpartnerid on nagu aduvad selle nagu kriitilisust, et see peab korras nagu olema. Meil ei ole vist küll, siin oli üks case vist oli, eks ju, see mingid apteegi ja nende andmed. No ja, see on agentuuri case. Et selles mõttes, eks ta on jälle siukene natukene uus case või uus nagu olukord, pluss siis kõik need võimalikud rünnakud, mis praegu järjest rohkem tehakse, oht on üleval, et ma arvan, see lihtsalt loob suurepäraseid uusi ametikohti agentuuridesse jälle. Ja, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et see teeb kogu selle teenuse pakkumise kallimaks, sest sa pead nagu turvama asju, eks ole, aina, mida sa siiamaani ei ole pidanud tegema. Nüüd ma mõtlen seda, et kui on nagu väljakutse selles, et saada paremaid tulemusi, me peame üksteisega rohkem andmeid jagama, see tähendab, et need asjad peavad olema turvalised. Et kas me jällegi ei peaks nagu vastuma mingit järgmist tasandit, eks ole, nendes suhetes, et ma ei saa ennem teha, mitte ennem, ütleme, et ma ei saa teha neid suuri investeeringuid, kui teisel pool ei ole ka nagu see valmisolek, samas on vajadus olemas. Et kas ei ole ja me oleme isegi kusjuures, ma praegu mõtlen, kas see läks käiku ka, aga me oleme pakkunud sellise olukorra lahenduseks, kus turundusjuht väga tahtis andmeid jagada, või ütles, et ta saab aru, miks me neid nagu küsime, et see ei ole lihtsalt meie haiglane huvi millegi vastu. Aga ettevõtte poolt ei lubatud nagu majast lihtsalt kuskile saata ja siis me tegelikult toona isegi pakkusime välja, kui me jääme vastuse võlgus, me rakendasime seda, et meie inimene läheb nende juurde. Et siis me ei liiguta andmeid, aga meil oli neid andmeid vaja siis mille iganes planeerimiseks tookord on ja nad käivadki suurte trahvide NDA-dega lepingutega, et sama D2D üksus, kes meil nemad ju saavad ikkagi väga väärtuslikele andmetele ligi, aga see on, siis on ka vastavalt kontrollitud, et. Ma küsin veel ühe asja, ma tean, et mind on nagu natuke häirinud see positsioon, aga proovime selle rääkida niimoodi läbi, eks ole, et see oleks läbi räägitav. Et meediaagent, ütleme, et kreative agentuur on nagu selge, ta pakub, eks ole, kreative kontseptsiooni on ju, teeb neid kujundusi, reklaamilahendusi. Meediaagentuur on klassikalises mõttes ikkagi nagu meedia edasi müüa. See tähendab selleks, et ta saaks meediat edasi müüa, ta vajab nagu lepinguid, partnerlepinguid nende osadega ja see majanduslik sisu tuleb tegelikult nendest lepingutest. On ju. Et jällegi, et mida suuremad mahtu sa viid, seda paremad on tegelikult nii kliendile tegelikult need tulemused kui ka ettevõttele endale. Ja samas, et mõnes mõttes sa nagu oled partnerluses selle edasi müüjaga, need ärihuvid on seal, eks ole. Ja teisest küljest sa oled see partnerluses nagu kliendiga, eks ole. Sellepärast, et sa pead panema talle parima pakkumise laua peale. Kuidas sina enda jaoks seda nagu sükst vahelüli olekut, et sul on nagu mõlemal pool nagu vajalikud huvid nagu maandatud ja kaitstud, et mõlem pool tunneb, et sa oled nende asjast väljas, on ju. Kuidas sa nagu sellist et see on nagu keeruline koht olla, on ju, jah?
ja no selles mõttes esiteks on see, et ikkagi järjest on ka olnud ju koostöid, ma jälle ei oska kommenteerida inimese 2 aastat, aga vaevalt tagasi läheb, on nagu tunnipõhised ja minugi poolest, kui ma olin ka agentuurist, ütlesingi, et minugi poolest võivad agentuur ja kanal siis klient ja kanal omavahel arveldada, eks ju. Aga lihtsalt kliendid tihti ei taha seda, sest nende jaoks on see, et tuleb üks arve, kus on seal asjad peale, on ja see on üks asi, teine asi see, et jah, nagu agentuurid on küll meedia edasimüüjad, aga teisipidi me ostame nagu palgi sisse, teeme sellest hambatikud, me müü palki edasi, et see ei ole nii, et me lihtsalt nagu laseme neid arveid või et agentuurid lihtsalt lasevad neid arveid nagu läbi, on ja et nad ikkagi nagu väärindavad seda, mis on sisse ostetud ja päeva lõpuks on võimalik igasuguseid lepinguid teha nagu mingite boonusprotsentidega, läbipaistvaid, 3-poolseid, mida iganes keegi suudab nagu välja mõelda ja muu maailm väga palju töötab ikkagi tunnipõhiselt üldse. Aga siis täna lihtsalt olukord on selles, et kui sa nüüd mõtled, kui palju need samad kõik need, mis me rääkisime siin, andmeanalüütikud ja lõpuks andmekaitse ja liigal ja kõik need, kui nende palgad nagu laiali laotada ja panna siis et aga hakkame siis nagu õiglast tunnihinnet maksma, siis sureb esimesena see agentuur, kes ütleb, et ainult nii teeb. Ei, ma saan aru ja ma mõtlengi, et see on selles mõttes nagu ajalooliselt halvasti nagu tekkinud olukord on, et ma mäletan, täna Eikner enam Havases ei ole, eks ole, aga kunagi ma rääkisin ka, et tegelikult see süsteem, et klient maksab nagu olematut protsenti nagu justkui planeerimistegevusest, mis ei kata mitte ühtegi nagu kulu ära, eks ole. Ja kogu äri on nagu teistpidi ja ta on nagu läbipaistmatu äri, eks ole, ei ole nagu hea ja siis ta ütles samamoodi, et kliendid ei ole valmis teistpidiseks nagu äriks, sest see on nagu hoomatav siis on ju. Aga ta oleks õiglasem on ju. Et selles mõttes nagu midagi peaks hakkama seal toimuma, sest mina mäletan, kui mina olin nagu kliendi poole peal, et mind häiris õudselt see, nägin täitsa ausalt, et ma nägin, et agentuuri inimesed käivad nagu meedia esindajatega kogu aeg kuskil suusatamas edasi. Mitte, et mina oleks tahtnud seal olla, et ma ei tahtnud kunagi selliseid suhteid, sest ma tahan olla nagu vaba oma sellistes on. Aga see nagu jättis mulle kogu aeg muljet, et tegelikult nagu, eks ole, et need huvid on nagu teisel pool on. Aga mina tahaks, et oleks nagu õiglased huvid. Ja nüüd sa tegelikult hästi huvitavalt seda selgitasid ära tõesti, et mõnes mõttes teil tuleb palk ja te peate tegema selle nagu mingiteks tükkideks, et see palk oleks söödav on. Et võib-olla see on ka nagu küsimus, et kuidas seda serveeritakse, eks ole, sellele turundusjuhile, et ta saaks nagu aru, et okei, see äri toimib niimoodi, need suhted ongi seal vajalikud, aga need suhted tegelikult ei muuda neid teisi suhteid absoluutselt millekski, eks ole. Ja see on üks asi ja teine asi, aga siis võtta mis iganes olla su ka jaepoole peal olnud, ega need, et sul B2B suhtlus omavahel käib ja et inimesed käivad õhtusöökidel, see on, ma ei tea, mine maja tootmisesse, mine autobusinessisse, igal pool, see on loomulik äri osa, et inimesed omavahel nagu, ma ei tea, teevad ärilõuna või õhtusöögi, et see ei ole ju mingi patt, on ja see on, ma arvan, kõikidesse nagu äridesse ju sisse kirjutatud, et seda nagu tehakse. Jah, et ma saan nagu sellest aru, et kui sa ostad nagu pimesi nagu seda asja piltlikult öeldes, et ma ei tea, et kas see asi tegelikult maksab 3 või 5 või seal on see oht, on ja selleks on ka jälle igast ju lahendusi olemas, et mujal maailmas väga palju on meedia auditid olemas, eks ju, mida meil Baltikumis ei ole täna. Kas peaks olema? Jah. Ka turundusaudit tegelikult äkki peaks olema. Ma olen suga nõus, sest et jällegi, eks aeg on ka nagu edasi läinud, aga ma kunagi mäletan seda, et jällegi, kui sa oskad osta, see on jälle ka kliendina, eks ole, oskad küsida meediaagentuuri käest, siis sa võib-olla saad teised tulemused. Üks on see, et sa koefitsientide süsteemist aru saad, aga näiteks tele puhul või et sa küsid, eks ole, et pärast see kompenseerimine käib sul nagu sekundi baasil, mitte ei käi, ma ei tea, mingi 15 minuti keskmise pealt. Mingid siuksed asjad, sest see on nagu, et see on jällegi, ja kõik ei tea seda, et võib-olla kui seda nagu läbipaistvust oleks nagu rohkem, et siis see tulem oleks nagu teine. Ja ma ütleme nii, et üks asi on need hinnad, aga mis me oleme siin mitu korda juba puudutanud ka just nimelt see turundusjuhtide teadlikkus, millise väärtuse see agentuur nagu loob, et ei tekiks seda ülevalt alla suhtumist, et mis teil viga, et lihtsalt esitate meile selle kanalist tulnud arve edasi ja just nimelt käite suusatamas on ja. Aga tegelikult seda, kui sa, seda, et kas see raha sulle tagasi toob, selleks peab olema mingi metrik, on see siis sul see käive või külastatavus või kuidagi pead sa ju turundusjuhina aru saama, kas sa teed õiget asja, kas sa tellid õiget ja kvaliteetset teenust on ja päeva lõpuks, kui sa ikkagi, kui sul see ROI või ROMI siis selles mõttes on nagu positiivne, et kui ma teen tegevusi, siis mul tuleb rohkem raha sisse,
noh, siis ma ütleks nii, et jumala eest, siis sa teed ju asju õigesti, on ju. Kui sul on nagu vales suunas paned ajama, et muudkui maksad ja midagi ei juhtu ja aga vaatad agentuuril, su agentuuril on kogu aeg mingid suvepäevad kanalitega, noh, siis tõesti võib-olla tekkis küsimus. Ma arvan, et see on niuke... Ja see võib-olla on ka, et olukord on muutunud ka selles osas, eks ole, et vaata, kui algul digimeedia tuli, siis klassikalised meediaagentuurid tahtnud seda väga omaks võtta, sest sealt ei olnud võimalik nagu hästi raha teenida, eks ole, on ju. Ja nüüd tegelikult ilma digimeediata niikuinii ei ole mingit meediaplaani ja seal on väga palju tööd. Sellega ma olen nõus, et nüüd see väärtus tegelikult, eks ole, on oluliselt nagu suurem, kui üks klassikaliselt planeerime suured kampaaniad ära, et kervid sinna ja seal sageli on üldse nii, et vähemalt meil on olnud mitmel kliendil see, et see nagu olgu siis meta või seal kliendi suhe käib üldse otse, see raha ei käi üldse nagu et piltlikult, kuidas seal on kliendi krediitkaart on seal kampaania küljes ja meilt ostabki puhtalt selle, et see on õigesti sihitud ja õigeaegselt. Aga nüüd, kui sa jällegi nii vaatad, et kui meil näiteks Äripäev teeb neid meediaagentuuride top, eks ole, siis seal on ikkagi valdavalt kaks näitajat, üks on käive ja teine on siis nagu see lõputulem, eks ole. Et siis see käive mõnes mõttes ka ei peegelda õiget asja, sest väga palju käivet käib siis nagu teist rada pidi, aga sa ikkagi teenindad selle kliendi ikkagi ära, et klassikalises mõttes oleks see humma või see käive number hoopis teine, eks ole. Ega me teiste agentuurid sisse ei näe, mis see teadmisega väga peale hakata, aga piltlikult öeldes, et mis on siis see nii-öelda nagu palju siis see tunnitasu osakaal on kasvanud, see kindlasti peab olema kasvanud, sest tõesti enamus digiteenused ma eeldan ikkagi müüakse nagu, võib-olla teebki mingit pakette, aga siis ta on tagasi arvestanud tõenäoliselt, et sellele kliendile me saame panna 30 tundi ja see maksab nii palju, on ju. Et ma usun, et see inimtöö jõutundide arv on kindlasti kasvanud ja kõik need teenused, mis siin on, ütleme, sama ökonomeetriline modelleerimine või uuringute puhul, siis seal see on ikkagi väga selgelt nagu taandatav tundide peale, et kui palju see kliendile nagu maksma läheb. Aga kuidas siis, ütleme, et sisuturundus kui selline hästi suur tendents, eks ole, see nagu trend, et ta on niisugune läbiv, eks ole, on ju. Kuidas sa seda nagu näed või tunnetad, et kliendid, seal on mingid osa, mida klient saab ise teha, midagi ta vajab siit ja sealt ja kuidas see nagu meedia osa seal üldse nagu on või ei ole? Ega meil väga palju seda teemat läbi ei käi, kui siis nii, et kliendil tüüpiliselt on mingi PR-agentuur, kes aitab need sisud ja asjad nagu kokku panna ja siis ja kui see on nagu kuidagi jagatav, siis meie meediaplaani võetakse seda arvesse, aga see pigem ei käi ja me nagu vähemalt minu ajal sisu väga selles mõttes ei loodud. Kuigi ma ütlen, et klientide juures üha rohkem on, et see on jällegi võib-olla siis mingi osa nagu meedia ärist läheb nagu minema, eks ole, et seda läheb nagu teistesse kanalitesse. Sa ise töötad nüüd nagu mõnes mõttes ju ka tööriistadega, eks ole, ja sa aitad neid rakendada ja oma grupi sees ja tüüpiliselt minu meelest ütleme, agentuurid on ka, välismaal vähemalt meediaagentuurid on sellised altimad uute tööriistade kasutamisel, et mida tänane nagu ütleme selline selle valdkonna töö nagu eeldab, et kas seal on endiselt ainult Excel või on seal nagu ikkagi oluliselt rohkem selliseid rakendusi, millega nagu... minu laual ei ole nüüd neid tuule, mida klientidele nagu pakutakse, ehk siis sealt ma ei oska väga kommenteerida, et ma olen pigem heas mõttes back office'i töötaja, eks ju, mida ma väga naudin, sest toona, kui ma 2022 maikuus tegin ettepaneku, et ma nüüd annaks oma selle Dentsu juhi mantli kellegile edasi, siis ma siis ja see pakkumine tuli lauale, siis minu jaoks seal oli väga suur väärtus see, et ma saan päriselt nüüd nagu mingite platvormide ja numbritega ja tagasi sinna, võib-olla sinna tagasi juurde selles mõttes sinna ostujuhi töö poole rohkem nagu liikuda. Ja need tööriistad, mida mina tegelen, ongi näiteks aja mõõtmine, mis on meie Eestis võtsime, ma arvan, 6 aastat tagasi äkki Toguli kasutusele ja see oli korralik game changer selles mõttes, et see on nagu teenuse sektoris, kus müüd autorehve, on lihtne, lähen lattu, vaatan nii 100 rehvist 60 järgi, see on mu laoseis. Kui sa müüd teenus, siis on sinu nagu varu on sinu töötajate tunnid, mida tuleb ju võimalikult palju siis müüa, eks ju. Samal ajal inimesed peavad saama ikkagi puhata, ennast arendada ja kõik see tuleb sinna sisse. Et ja toona, see on alati selle juurutamine hästi keeruline, sest inimesed alguses tunnevad, et neid kontrollitakse, et kas sa ikka teed 8 tundi tööd, on ja. Ma ütleks, et selle me leppisime enam-vähem kokku, kui juba tööle tulid ja lepingule alla kirjutasid, on ja. Et mul ei ole seda nagu vaja teada, aga mul on vaja teada, kes meie klientidest neid sinu töötunde võtab ja milleks ta neid võtab, et kas
ja noh, toona Eestis ma ütleks, me tegimegi turnaround'i, mis puudutab nagu ka finantstulemusi siis, kui me hakkasime rohkem aega jälgima, me saime aru, et kus meil on ikkagi väga selgelt kliendilt saadav tulu on nagu väiksem kui talle minevad tunnid. Kõikidele kliendi kohtumistele ei pea 10 inimesega minema, tegevjuht ei pea iga kord laua taga istuma, kui me räägime siin järgmise nädala meediaplaanist, eks ju. Ja kõik need väiksed asjad me timmisime nagu korda ja noh, nii me siis oma tulemused paremaks saime, eks ju. Ja nüüd täna tegelikult see, mis on minu tänasel töölaual, ongi nii, et ma siin täna öösel tegelesin ka, et on nagu 9 riiki, me kõik trackivad nagu aega ja nüüd nagu mida me siis sealt jälgime, et ongi see, kui palju läheb enesearengule aega, mitu protsenti ajast, kui palju läheb otseselt kliendile nagu pillitavat aega ja kõik need ja kui palju siis on see nii-öelda puhkus, haiguslehed ja nii edasi. Ja see nii-öelda väljakutse on siis selles, et me ei ole kehtestanud, et kõik peavad sama tööriista kasutama, et noh, Eestis ongi Toggle, äkki isegi Lätis, Leedus on ka, aga Soome on Workfront näiteks ja nagu kellel mis, aga nüüd on vaja need andmed sealt välja saada ja integreerida ühte, et need oleksid võrreldavad. Ja see on väljakutse. Okei, aga see on sisevaade, ma korra küsin seda, et noh, vaata, et töötund ja selle töötunni välja müümine on ju ka suhteline selles mõttes, et kui sul on prof-vend, siis ta võib asja teha näiteks 20 minutiga, kui sul on siuke keskmine, võib tal minna tund ja täitsa algajal läheb näiteks 3 tundi on ju. Nüüd, eks ole, agentuurina ka, eks ole, kui sul on tekkinud kogemus, siis sa ütled, et noh, et sellise töö ma võiksin teha nagu tunni ajaga. Nüüd, üks asi on see, et sul läheb tund aega, teiseks on, mis on õiglane väljamüük. Kas on see tund aega või on 2 või 3 tundi, sellepärast, et sul on kogu see, ütleme, noh, ümbrus tekitatud see, et ta saab tunniga selle tehtud ja see teadmine on kõik ja sa oled, on ju, ja tegelikult on õiglane 3 tundi, et see on ka ju kõik nii suhteline. See on väga peenhäälestamine, ma olen väga nõus ja no täpselt nii nagu ka advokaatidele, kui sa tahad nagu advokaadi endaga minna rääkima, on 1 tunni hinne, kui ta assistent paneb selle lepingu kokku, on 2 tunni hinne. Et selles mõttes on jah, et me tegime kunagi ka sellise nagu tagurpidi arvutuse küll siis juba nagu mineviku pealt, et kui me nägime, kui me hakkasime aega jälgima, meil tekkis nagu, et mitu tundi on siis päriselt läinud selle kliendi peale ja teisipidi me ju näeme eelmise aasta nagu revenue'd on ja noh, see on hirmutav tõde, mis võib vastu sealt vaadata, et sa võid nagu juhtida kott peas aasta lõpuni, et jälle ei tulnud välja, jälle kasumit pole on ja või sa tegelikult hakkad kogu aeg timmima ja selles mõttes nii me seda ka oma inimestele oleme tutvustanud ja õnneks kõik on nagu hästi aru saanud, et me tegelikult aasta alguses ju enam-vähem teame, mis on selle kliendi maht, noh tüüpiliselt ikkagi üles-alla natuke, aga enam-vähem teame ja sealt omakorda me saame arutada, mitu töötundi me saame talle panna ja siis veel peenemaks minnes, kes on need töötunnid, noh strateegitund on ilmselgelt kallim kui ütleme seal planeerijatund ja nüüd, kui te trackite, siis piltlikult me tegime niisuguse dashboardi tookord, et noh klient X, ma ei tea, 100 tundi aasta jooksul on ju ja nüüd kõik hakkavad trackima, need tunnid hakkavad tõnk, sealt vähenema on ja kui sul on juba 80, ma ei tea, oled märtsikuu lõpp, aga 80 tundi on juba läinud, siis mõtled, kuule midagi me teeme valesti, 20 tundi aasta lõpuni pole reaalne ja siis peadki vaatama esiteks sinna sisse, kas on õigesti trackitud on ja noh, me ka vahel algusaastatel avastasime neid, kus hommikul jäi jooksma, õhtul panin kinni, noh, sa ei teinud 8 tundi sama asja ilmselgelt. Ja tegelikult mina ütlesin ka, et isegi kui klient ei küsi, pange kaasa see raport. Sest muidu ei saa aru, et mis tähendas, sain kõne, et vaja meediaplaani muuta, 5000 eurot tuli rohkem raha, klippi ja 10 sekki lühemaks, aga mis siis juhtub? See ei ole Excel, mida või noh, mingi, ma ei tea, et nurgastamb on suuremaks, kõik on korras. Päriselt saaksid kanalisse helistama, kas sa saad aega juurde, ja klient peab nägema seda. Ja isegi kui ta maksab fikseeritud tasu, noh meil on ka klienti olnud läbi aegade, kes maksavadki kuu fikseeritud tasu, on see meedia see kuu 100 000 või 300 000 või 50 000, vahet pole fikseeritud tasu oli, kuskil ta tasanes ära, on ju. Aga klient peab nägema, palju sa oled talle tööd teinud. Minu arust see on nagu nii elementaarne ja loovagentuurid minu arust tegelikult on pikalt seda teinud ka, et vähemalt omal ajal ma mäletan, et kui meil ikkagi mingid filmimised asjad olid, siis me saime sekundi täpsusega pärast selle. Kui palju sa jätad inimestele enesearenguks aega? See on riigi, olles täna neid just andmeid siin vaadanud, see on väga erinev, sest sinna siis meil on ta nagu, meil on jaotatud nagu 5 kategooriasse kogu siis töö, kuhu sa saad oma aega trackida nagu. Ja see sinna alla lähevad ka siis nagu sisekoosolekud, mis ei ole otseselt kliendiga seotud. Nii et noh, seal palju siis lõpuks seal see enesearengu osa jääb, aga ta on riigiti ja kuude lõikes siuke 10-20% kindlasti ajast ja et noh ongi, kui sügisel on, siis tihti isegi need regulaarsed miitingud jäävad ära. No loogiline, eks ole. Lõpetuseks ütle mulle, mis tehisintellekt on muutmas sinu meelest praegu meie valdkonnas? Kas ta juba muudab sul tööd?
Mina kasutan teda vahel mingite andmete kokku tõstmiseks või no näiteks veel kõige lihtsam näide, et mul oli vaja värvata ühte projektijuhti meie klastris ja siis ma lihtsalt lükkasin talle 3 erinevat töökuulutust sisse, ütlesin, teen nendest sünteesi parim võimalik, sest me otsime projektijuhti Salesforce'ile on ju. Ja noh, see tõesti võttis, mis tal võtab see 30 sekundit ja ma mõtlen taevalik tööriist, sest nagu mõtle, kui kaua ma oleks ise seda teinud ja siis sa mõtled ümber ja on ju. Et mina kasutan seda päris sageli, ma ei ole pädev kommenteerima, mis ta nagu turunduses sees, noh tekstide kirjutamine kindlasti. Aga meedia planeerimises näiteks, kas see on nagu reaalne või? Et see töö, mis praegu tehakse suhteliselt käsitsi võib-olla, et okei, programmid on seal abiks on ju nii edasi. Ma tean, et meie omad on, kui on nagu mingid suuremad, keerulisemad tabelid olnud, on koodide kirjutamisel kasutanud. Nii et noh, selles mõttes ta mõjutab juba. Lihtsustada nagu see protsessi. Et kui sul on ikka nagu endal täitsa juhe koos, kuidas need andmed kokku panna, siis eelmine nädal ka korra käisin kontoris, siis meil üks pikaajaline töötaja, kes tegelebki niisuguste suuremate massiivsete andmetega, kes tema ütles, et tema kasutab et koodide kirjutamine, kui oma mõistus peale ei hakka, siis see vahel paneb midagi jama ka, et sa pead ikkagi olema nagu välid kontrollima ja, jama aga ta on tore ka, alguses mina viisaka inimesele, ma ikkagi alati kirjutan palun ja tänan ja selles on see niisugune tore üksinda kodus töödates väga hea kolleeg. Väga põnev oli, noh, et mina võtan sellest vestlusest kaasa selle, et ikkagi peab alati pürgima edasi, eks ole, isegi kui on nagu teadmatust väga palju, on ju, et ega kui ise hakka otsast midagi tegema, siis mitte midagi ei hakka nagu juhtuma ka, eks ole, on ju, ja iga uus asi võib uue väljakutse nagu tuua, on ju, et see vist on omane või? Jah, ja ma ütleks ka nii, et vahel kui on täielik hullumaja kuskil, et appi, inimesed, kes võtavad veel rohkem asju südamesse ja nüüd ma ei tea, ma ei jõua selleks ajaks. Siis ma ütlen, et nobody dies in our business. Et me ei ole kirurgid, et kõik on inimesed, kõik enamus mõistavad, vahel juhtub ka vigu, nagu olge ise inimlikud ja siis üldiselt oleks teiega. No aitäh tulemast!